Tere õhtust ja tere tulemast loengute sarja Vestlused Ingvariga eriloengusse Piirangud ja psüühika. Tervist! Ingvar Villid on õpetanud inimestele teadliku enesemuutmise viisi juba peaaegu 30 aastat ja ligemale 40 aastat on ise inimest süvitsi enda näitel empiiriliselt uurinud ja on avastanud iga inimese puhul teatud seaduspärad, teatud toimimisviisid, kuidas me sisemiselt oleme üles ehitatud ja kuidas me ennast elus ja maailmas tunneme ja on ka leidnud viisid, kuidas neid osasid endas ise muuta, mis tekitavad meile elus pigem konflikte kui rahu ja harmooniat. Ja sellele on siis ka pühendatud tänane eriline loeng, Piirangud ja psüühika. Miks eriline? Seetõttu, et kogu tänane loeng on üles ehitatud teie poolt saadetud küsimustele. Küsimusi on väga palju, vist ligemale isegi 100 ja igal juhul Ingvar on öelnud, et ta proovib teie kõigi küsimustele täna vastused anda. Nii et loodame, et jõuame. Loodame, et jõuame ja hakkame siis tempokalt pihta, sest et paistab, et teema on põletav. Esimene küsimus on kohe selline, et kuidas leevendada tavainimese pingeid, mis on COVID-i pärast tekkinud ilma suhteid rikkumata? Ma võib-olla kõigepealt paari sõnaga räägiksin, kust mina need teadmised saanud olen, et kuidas nad on nagu ilmavalgust näinud. Et ma olen väga ammu juba joogaga tegelenud, siis ma võiks öelda, et ma olen joogi. Ja joogas on üks väga oluline nüanss, nimelt ilmselt paljud inimesed teavad, mis see jooga on, eks ole, aga mitte sisuliselt, vaid võib-olla kõrvalt vaadatuna või mis iganes viisidel. Kuid siin on üks oluline selline teadmine, mis on oluline, et aru saada. Ehk jooga on teadvuse saavutamine. Ehk teisiti teadvale tulek. Ehk siis teadvuse ülekaal kõikide teiste protsesside üle, mõtlemise üle, emotsioonide üle. Ja see loob sellise olukorra, kui sa oled tulnud teadvele, kus sa nagu distantseerud nagu loomulikult kõikidest nähtustest, sealhulgas sisemistest. See distantseerumine ei tähenda seda, et sa muutud nagu tuimaks või kuidagi, vaid sa omad ülevaadet. See on umbes midagi taolist, et kui sa vaatad, mida keegi kuskil kaugel teeb, ja siis sa nagu vaatad niimoodi teadlikult ja näed, kuidas ja need sündmused sa nagu kulgevad, sul ei ole vastavat mõtteid, emotsionaalseid reageeringuid, lihtsalt nagu tunnistad, nagu teadvustad, ehk lihtsalt nii-öelda vaatad. See näide lihtsalt on selleks, et illustreerida, kuidas ma olen uurinud seespool toimuvat protsessi, muidugi ka väljaspool toimuvat protsessi ja siis avastanud need erinevad seaduspärasused ja siit on kasvanud välja ka siis kõik need metoodikad, mida ma õpetan, kuidas iseennast paremaks kujundada. Või siis teine näide näiteks, kui inimene teeb plastelinist midagi ja siis vaatab, kuidas see nagu välja paistab, eks ole, siis ta nagu ei ela sisse, ehk ta nagu tunne ennast selle plastelini mehikesena näiteks, vaid ta nagu kujundab seda, andes erinevaid vorme, luues erinevaid struktuure, ta on nagu distantsi peal kogu aeg. Nii et teadvale tulek, teadvuse kasutamine on jooga. See ongi see jooga lõppeesmärk. Ja see on võib-olla, see on hea teada, sest väga sagedasti inimesed lähtuvad hoopis mõtlemisest, mida nad õppinud, lugenud, kuulnud, välja mõelnud emotsionaalsetest osadest, ja siis nad arvavad, kuidas asjad on. Nii et minu puhul on siis see uuring teistsugustel põhimõtetel üldse. Nii, ja siis nüüd selle küsimuse juurde, palun korduse üle. Ma vastan nüüd lähtuvalt sellest samast seisundist või sellest, mida me nimetada joogaks või siis nagu teadvale tulekust, et kuidas need asjad seal kõik paistavad. Ja võib-olla mõni küsimus veel siin selline, mis annab võimaluse võib-olla seletada siis, kuidas teadvale tulla üldse, mis on tegelikult väga naturaalne seisund ja absoluutselt mitte kunstlik. Nii, palun.
et kuidas leevendada tavainimese pingeid, mis on tekkinud Covidi pärast ilma suhteid rikkumata? Ja see on väga keeruline teema tänapäeval, sest neid probleeme on tegelikult üle maailma väga palju. Ja ei aita siin ega ussi ega püssi ei rohi tüüpiliselt ja ma seletan ära, miks. Kui ma kirjeldasin, kuidas mina olen ennast nii-öelda kujundanud ja kuhu ma olen välja jõudnud, siis siit vaadates võiks öelda niimoodi, et kogu inimese draama on tema nii-öelda psühholoogia. Ehk inimese psüühika on tema mõtted pluss emotsioonid ja käitumine. No muidugi ka väljarääkimine kuulub siia juurde, eks ole. Muidugi see on nii sisemine psühholoogia kui ka väljendunud psühholoogia. Ehk kogu see psühholoogia tiirleb ühe sellise nii-öelda tuuma ümber, mida võiks nimetada nagu iseseisev mehaaniline süsteem. Ja see süsteem koosneb emotsioonidest ja mõtetest ja ta on reaktsiooniline. See tähendab, et see süsteem reageerib erinevatele sündmustele nii väljaspool olevatele sündmustele kui ka seespool olevatele sündmustele. Ja lisan siia juurde, et see süsteem on omandatud. Ehk me ei ole sündinud sellega, vaid see on omandatud ehk õpitud elust enesest. Ja nüüd on järgmine siis nagu vastus sellele küsimusele on siis selline, et kui süsteem reageerib nii, nagu siin kirjas on, siis vastus peaks olema, milline reaktsioon leevendaks selle süsteemi tööd. Ehk milline võiks olla näiteks minu suhtumine, mis on samamoodi tegelikult sisse õpitud, selleks, et leevendada siis sellest suhtumisest või sellisest olukorrast lähtuvalt olukorda. Räägin võib-olla liiga keeruliselt. Aga lihtsamalt võttes on see, et mul on 2 klaasi laua peal, et üks on selline, mis mulle väga ei meeldi, eks ole, ja siis ma esitan küsimuse, aga kust ma leian lahenduse, siis ma näen, teine klaas, see meeldib mulle rohkem, võtan selle klaasi. Ehk see klaas, ehk see asi jääb asjaks, et me ei saa nendest asjadest sellisel viisil lahti. Ehk alateadlikest reaktsioonidest ei ole lihtsalt võimalik lahti saada neid asendades selles samas süsteemis olevate nõndanimetatud positiivsete asjadega. Kuid terves selles meeletult võimsas mehhanismis, mis juhib iga inimese elu, on olemas mõningad sellised olulised aspektid, mida siiski on võimalik kasutada selleks, et saada leevendust nii endale kui ka teistele. Ja üks selline väga lihtne juhis oleks selline, et ole hea tahtlik. See ongi kogu juhend. Hea tahtlikkus tähendab seda, et hoia sellest kinni. Kõik need, aga nemad tegid mulle nii ja nemad tegid mulle naa ja nüüd ma pean unustada kõik ära. Üks ole, et lihtsalt ole hea tahtlik. Ja hea tahtlikkusega on nüüd selline lugu, et hea tahtlikkust tuleb osata õigesti kasutada. Nimelt seal, kus sa näed kannatust, ole lihtsalt kaastundlik. Seal, kus sa näed edukust, ole kontaktis selle sama inimesega, sündmustega. Seal, kus sa näed kriitikat, ole neutraalne. Tahaks kohe ise üles kirjutada. Ja. Ehk see on selline nagu kaunis lihtne meetod, kuidas ohjeldada enda ego ehk seda sisse õpitud reaktsioonistikku. Me saame seda ohjeldada, veel parem muidugi on õppida, kuidas vabaneda sellistest reaktsioonidest, mille tulemusel neid lihtsalt ei ole enam. Ehk siis ei ole vaja mingit asendusainet otsida. Siin on niimoodi, kui lauda on mingisugust pahna täis, siis sa avastad, et seda pole vaja, seda pole vaja, seda pole vaja, viskad laua pealt ära ja siis sa nagu saad aru, et sa laua peal on nagu palju rohkem ruumi esiteks ja teiseks need asjad ei häiri sind. Samamoodi on võimalik seespoolt ennast nii-öelda korrigeerida või puhastada. Ja. Järgmine küsimus, kuidas saada hirmust lahti ja mis tulevik meid üldse ees ootab? Hirm on ettekujutluse vili ühelt poolt.
ja teiselt poolt on ta ka ettekujutluse vili. Mida see tähendab? See tähendab, et kui niimoodi reaalselt nagu võtta, siis see hirm, millest me praegu räägime, on nii meedia poolt üles puhutud kui ka inimese enda mõtlemise poolt. Ehk ta on virtuaalne, sest nagu päris reaalset ohtu tegelikult ju sellist ei ole, kus umbes keegi hoiab nuga kõri peal, eks ole. No, see ei ole reaalne oht. Nii et siin ma õpiks nagu vahet tegema, nagu aru saama või taipama, et ahaa, see on ainult minu mõte, aga kuidas mõte saab ohtlik olla? See on see, mida nad räägivad, tekitavad ohutunnet, aga kuidas see saab nagu reaalselt ohtlik olla? Ehk see, mida ma soovitan, on nagu aru saada olukorrast siin samas kohe ja arutlemata edasi. Sest on võimalik arutada näiteks, et okei, meil on nüüd nii palju haigeid, eks ole, meil on sellised piirangud, ma ei ole vaktsineeritud, mul on see, aga ma võin ju kokku puutuda, ma võin ju saada nakkuse, eks ole, ja see oht nagu aktiveerub ja siis inimene tunneb hirmu. Aga see, mida mina soovin, on see, et nagu sa avastad, et sul on mingi selline mõte peas, lase sellest kohe lahti, sest ta ei ole realistlik. Ikka ära arutle selle üle edasi ja lase lahti. Ja sama ka tulevikuga. Tulevik tekitab rahulolematust ja hirmu sellepärast, et me ei tea, mis tuleb. Aga me niikuinii ei tea, mis tuleb. On ju nii. Ehk tüüpiline on see, et kui me teame justkui, mis tulevikus tuleb, siis see on meie aju, meie mõtete produktsioon. Kui sa õpid aru saama väga lihtsast asjast, et see, mida sa kujutled ette, ei ole tegelikkus, siis sellest on väga palju kasu. No võib teha väga lihtsa sellise harjutuse kodus, kujuta ette näiteks, et sa oled miljonär. Ja siis vaata nagu reaalselt, kas sa oled ikka miljonär. Sa saad aru, eks ole, et need on kaks erinevat asja. Ja samamoodi sa kujutad ette, et sa oled kuskil seal vaakumas hinge, eks ole, haiglas, sest kopsud on turses, nagu öeldakse, see oma immuunsüsteem sööb, nagu öeldakse, sind ennast. Ja siis silmad lahti ja vaata, kas sa ikka oled haiglas ja kas su hingamine ikka on normaalne ja nii edasi. No tee silmad lahti, nagu öeldakse. Tule välja sellest negatiivsest ettekujutlusest. See on niisugune lihtne soovitus. Siis milline on terve psüühika? Kas saab sellisest üldse rääkida? Jaa, saab küll, aga psüühika tuleks ära unustada. Sest nagu ma alguses ütlesin, psüühika on bunch of reactions. Hunnik reaktsioone igasugused igaks elu olukorraks. Et ainukene inimese juurde kuuluv osa on teadvus. Teadvustamine võib rohkem tuntud sõna ja ma alguses mainisin, et see ongi jooga saavutus ehk see on reaktsioonide vaba. Nii et sinna jõudes või hakates seda viljelema on võimalik jõuda välja siis psüühika vabad, terve psüühika. Ja nõnda nimetatud psüühikast ja saadagi terveks, sest tervena olek tähendab sisuliselt võiks öelda ilma psüühikat olek, mis kõlab võib-olla väga imelikult, aga see on tõde. Ma võin enda nahal öelda, et see ongi nii ja õpilased, kes on jõudnud ka samamoodi teaduse kasutuseni võivad vabalt kinnitada, et see ongi nii. Nii et sisse õpitud psüühikast enda eraldumine on esimene samm. Teine samm on sellest psüühikast vabanemine. Ja siis ongi võimalik tunda ennast nagu normaalsena ilma selle psüühilise rägata. Sellest psüühikast vabanema sa tegelikult õpetad inimestele ka. Ja ma tahan veel kord meelde tuletada, sest võib-olla mõni praegu ahetab seal teisel pool ekraani, ma ei oska öelda, eks ole, sest see võib-olla oli niivõrd radikaalne. Kuid kui psüühikat lähemalt uurida, natuke unustada aju ära ja muu, sest aju tegelikult tänu oma nii-öelda paindlikkusele salvestab kordused ja salvestab need jäädavalt. Ehk
see, mis on nii-öelda sinu psüühikas välja kujundatud, see on nii-öelda kivistunud aiu. Kuid on olemas ka vastupidine tee ehk psüühikast vabanemine vabastab ka siis erinevad neuronrajad ajus, mille tõttu aju muutub siis palju produktiivsemaks. See on see point. Ja tuletan meelde, et psüühika on otsast otsani sisse õpitud elu jooksul koos vigadega ja väärtustega ja kõige muuga, sest enamus inimesi on oma elus lähtuv just nimelt psüühikast, just sellest, mida ta tunneb ja mõtleb ja seetõttu ongi inimeste elud just sellised, nagu nad on. Meil on tegelikult üks näide, üks inimene saatis küsimuse asemel, saatis oma loo, kuidas ta läbis koroona ehk haigestus koroonasse ja tervenes sellest, kasutades siis seda sama, sina ütled nagu psüühikast vabanemise, aga tegelikult siis nendest reaktsioonidest vabanemise viisi, mis on teadliku muutuse kunsti nime all tuntud. Ja kui tohib, siis ma lihtsalt kirjeldaksin, kuidas see tal kulges. Et kõigepealt ta avastas siis nagu ikka inimesed avastavad, et on haigestunud millessegi gripilaadsesse ja diagnoosi veel ei olnud ja tekkis korralik nohu, silmakoobastesse tekkis pinge ja ta hakkas kohe vabastama TMK abil halvast enesetundest tingitud emotsioone. Ta ütles, et hirmu alguses ei olnud, oli lihtsalt ebamugavustunne, vastikustunne, väsimus ja selle tulemusena läks palju kergemaks, sai hingata ka läbi nina ja pea läks selgeks. Enne oli nagu vati sees, et see oli esimene etapp. Teises etapis ta sai diagnoosi, sai teada, et tal on koroona ja siis läks muidugi trall pihta, hirmud, paanika, igasugused ettekujutused. Aktiveerus psüühika täiega. Ja siis ütles jällegi, et hakkas eristama, nagu sa just õpetasid, et mis on päris, mis ei ole. Ja siis hakkas vabastama emotsioone nagu ärevus ja tegeles ka hirmuga. Ja ütleb, et selle tulemusel saabus rahulikkus, selgus. Nüüd järgmine faas oli see, kus ta hakkas tuttavatele rääkima, et tal on koroona, siis tuli järgmine laine, inimeste reaktsioonid, et ülerahvastatud palatid, jubedad piinad, kooma, surm, mida talle kõik rääkima hakati, siis tuli jälle ärevus, hirm ja samamoodi nende vestluste ajal vabastas emotsioone ja ütles, et tekkisid tegelikult hingamisraskused nende juttude peale, mida inimesed rääkisid ja pärast selle psüühilise osa siis vabastamist ütles, et sai jälle vabalt hingata. Ja järgmine faas oli see, et kui ikkagi hakkasid tekkima ka sümptomid, mida inimesed siis jagavad, et maitse lõhnataju kaob ja siis ta ütles, et nagu tekkis küll õudus, et kui see koroona nagu päriselt mõjuma hakkas ja jällegi ütles, et vabastas emotsioone ja selle tulemusena tal taastus maitse ja lõhnataju juba järgmisel päeval. Ja kuna ta on keegi, kes on sinu juures pikemat aega õppinud, ta tegelikult suutis ka teadvustada, millal see viirus tema süsteemist lahkus. Ja ütles, et 7. päeval olid kõik sümptomid kadunud, tundis, et on terve, 10. tehti antikehade test, antikehad olid juba tekkinud, mõõdeti hapnikusisaldus 97 korras ja ütles, et on väga tänulik sulle nendele teadmistele, et vabanes koroonast kergelt ja kiiresti taastus ka. Ja see on väga hea lugu, väga illustratiivne lugu ja ma peaks ütlema, et see ongi niimoodi. Ma toon väga lihtsa näite näiteks, kui inimesed näiteks täna siis nendes piirangutes, eks ole, tunnevad ennast juba halvasti, ma kujutan ette, eks ole. Ja kuni lahku minemiseni ja lapsed ja koduõppe ja kõik see on košmaar, võiks öelda, eks ole, siis tegelikkuses mis selle košmaarist teeb? Kõik need samad reaktsioonid. Ja see on tegelikult ju väga reaalse mõjuga. No väga reaalse mõjuga. Aga nüüd, kui sa esitad küsimuse, et illustreerides seda lugu, et kui ma vabanen näiteks sellest reaktsioonist, sellest, siis on ju kohe kergendus. See tähendab, et kohe praktiliselt muutub sinu nii-öelda psüühika ja sa saad ju tegelikult nüüd vabaks saanuna sellest negatiivsest psüühika osast näiteks tunda ennast teistmoodi. Ma näiteks, kui ma õpetan kursustel, kuidas vabaneda emotsioonidest, me teeme praktiliselt läbi, eks ole. Ja seda on kohe näha inimeste nägudest, et kui nad vabanevad seal mingitest enda vanadest sellistest emotsioonidest, nad muutuvad isegi väliselt.
ja siis ma küsin tagasisidet, kuidas siis nagu tundus, siis inimesed ütlevad, kergendus tekkis, ma hakkasin midagi liikuma, mingi pinge läks ära, ehk see töötab niivõrd nagu võimsalt, et see nagu ei tööta nagu, see ei ole mingi idee, see ongi selline praktika, et kui sa voolid seda asja siin, siis sa teed tast mingi teise kujundi ja ta ongi teine. Nii et selles mõttes ma olen väga tänulik sellele inimesele, et ta nagu oskas kasutada neid tehnikaid ja vabastada ennast psüühikast, mis tegelikult on väga suur takistus paranemisel. Sest minu meelest on see isegi teaduse poolt kinnitust leidnud ja ka arstide poolt, et meie negatiivne psüühika mõjutab ülioluliselt haiguse kulgu. Kui see psüühika oleks neutraalne või vähemalt positiivne, siis see paranemise protsess oleks märksa kiirem ja efektiivsem. Nii et suur tänu talle. Ta lisas veel ka seda, et ta ei ole selline inimene, kes on füüsiliselt jube heas vormis ja sportlik ja ei ole võib-olla ideaalkaalus, aga hoolimata sellest, et kui ta on rääkinud teistega, kellel see psüühiline osa on ikka kõvasti peale pressinud, siis nendel kulgeb see palju raskemalt, keerulisemalt, pikema vinnaga, et tal läks nagu libedalt ja kergelt. Ja, ma toon ühe teise näite. Täna hommikul käisin duši all ja toetasin korraks vastu seina, tõmbasin selle ära. No ma usun, et vaatajad teavad, mida tähendab selle ära tõmbamine. See käib nagu lihtsalt niimoodi kraksti ja kuidas mina näen seda? Ma lihtsalt tunnen füüsilist valu, ma näen, kuidas füüsiline keha reageerib iseseisvalt. Muidu ma ei räägi valust, ma räägin sellest, kuidas ta püüab vältida valu. Kuidas kõnnak on muutunud, kuidas keha asend on muutunud, kuidas need muutused nagu toimuvad. Ja see on huvitav selles mõttes, et mul ei ole sellega kaasnevad emotsioone ega mõtteid, mis moodi, eks ole, ei ole voodis pikali ja muud asjad, mis tavaliselt sellega kaasnevad, eks ole, ei ole vihane, tige ja nii edasi. Et ma olen nagu neutraalne, ma vaatan neutraalselt, mis juhtub või mis toimub. Kas sul praegu on ka see seljavalu? No ikka, ega selja ära tõmbad, siis see on nagu mul üks vana kuulus seljaarst ütles, et siis on tavaliselt 45 päeva, siis paraneb ise ära, ravi. Aga muidugi, kui selliseid nagu psüühilisi reaktsioone nagu ei ole, siis sinu enda psüühika ei tekita füüsilises kehas selliseid protsesse, mis võivad olla takistuseks keha paranemisel. Siis see paranemine toimub loomulikult palju kiiremini. Ma usun, et mingi 3-4 päevaga on see kõik uuesti korras. Versus 45. No näiteks. Ja. Nagu temalgi läks kiirelt. Siis selline küsimus, et kuidas jääda võimalikult kohale ja mitte reageerida välistele hirmudele? Võimalikult kohale jäämine tähendabki tegelikult juba teadvuse kasutamist ehk teadvustamist. Ehk siin on nagu palju erinevaid sünonüüme, mis kirjeldavad teadvustamist ja teadvust. See on seesama, see kohale jäämine, see siin ja praegu olemine, siis on see mindfulness, on vist see sõna, eks ole, teadvustamine ja nii edasi, eks ole. Tunnistajana olemine ja nii edasi. Ma olen sellest kuskil loengus rääkinud, isegi seletasin lahti ühe tehnika, mille nimi on märkamise pikendamine. Ehk ma räägin lühidalt mõne olulise nagu nüansid selles osas ära. Nimelt teadvuse kasutus ja selle kasutuse juurde jäämine, niisiis on jooga, see ongi jooga tippsaavutus, ehk see on jooga mõistes ongi see inimese nagu õige kohale heidmine, mille tulemusel ta ei aja enam ennast segi erinevate psüühika elementidega, kus ta on siis erinevad tujud, mõtted, emotsioonid ja nii edasi, vaid püsib iseendana, tegeliku minana. Ja see ei ole mingi väljamõeldis kuskilt sealt joogast või minu oma, vaid see on tegelikult päris kogemus. Ja päris kogemus ei kuulu Indiasse, näiteks kõik teavad, et jooga on Indiast, ei, see ei kuulu sinna. Ja mida ta siis nagu päriselt tähendab, et mis asjast jutt on tegelikult? Ja ma olen toonud tavaliselt sellise näite, et vaadake, kui te märkate midagi, siis märkamise esimesed sekundid te kasutate enda teadvust ehk sinna praegu olemist, koha peal olemist. Ja sellel hetkel ei ole te mitte ühtegi reaktsiooni. Mõni sekund peale seda käivitub siin on psüühika ja siis tekib alles reaktsioon.
ehk see lühikene aeg viitab just nimelt sellele õigele asjale, mida me peaksime inimestena kasutama. Miks? Mitte sellepärast, et saada oma nii-öelda psüühikast lahti, sest paljud inimesed armastavad oma psüühikat, võib-olla neil on seal, no ma tea, palju meeldivaid läbielamisi, kogemusi ja nii edasi, vaid see tähendab, et see kohalolek ehk teadvus on tegelikult arusaamise, tarkuse, taipamise, intuitsiooni, inspiratsiooni allikas sõna otseses mõttes. Eks see tulenebki sellest. Ei ole olemas teisi vahendeid, emotsioonid ei tee targaks inimest nagu ka mõtleme ka mitte. Ja nüüd tulles tagasi siis naturaalse märkamise juurde, võiks öelda, et teadvalolek on naturaalne. Tüüpiliselt inimestel, nagu ma mainisin, peale märkamist järgneb kohe automaatne ehk psüühikareaktsioon ja märkamine on kadunud. Nüüd selleks, et jätkata selle sama seisundis, kohaloleku seisundis, tuleb märkamist pikendada pöördumata reaktsiooni poole. Lasta kuskil siin olla, mis siis, et kui sul tekib mingid mõtted või emotsioonid, jätka märkamises. Jätka märkamises. Ära suure emotsioone olla, ära võitle nendega, mitte midagi. Lihtsalt jätka. Lihtsalt jätka. Kui see nagu kaob käest ära, eks ikkagi samastud mingi oma reaktsiooniga, siis märka teadlikult või tahtlikult uuesti midagi. Ja niimoodi, kui sa tõstad märkamise sagedust ja pikendad märkamist, saavutadki kohalolu. Aga kohalolu on loomult ehk nagu naturaalselt neutraalne. See tähendab, et kohalolus ei ole negatiivseid ega ka positiivseid läbielamisi, võiks niimoodi öelda, kuid samas ma tahaks öelda seda, et siin ei tohiks jääda inimestele muljet, et see on selline tuimana nagu olek. See ei ole üldse tuimana olek. See on just elusõna olek. Just nimelt elusõna olek. Aga võib-olla siin mingisugused, ma ei tea, mediteerijad näiteks, kes istuvad on äraoleva näoga, eks ole, jätavad muljet, et see on kõik paha, see on halb. Ma ei tea, mida mediteerijad teevad, võib-olla teevad ka mingisugust nii-öelda joogat, eks ole. Kuid päris jooga on alati elav. Ta on elav. Ta ei ole mitte kunagi selline nagu irdumise tehnoloogia, elust eemaldumise tehnoloogia, mingi kummaliste seisundite läbielamise tehnoloogia ei ole. See on, ma ütleksin, et see on tipptehnoloogia, mis teeb inimelu palju väärilisemaks. Ma toon ühe näite võib-olla. Väga sagedasti puudub inimestel teise inimese arusaamine. Või üldse selle arusaamine, mis nagu toimub näiteks selle COVID-i ja piirangute jooksul, siis arusaamine on võimalik ainult teadvaloleku seisundis. Ehk ainult siis, kui sa märkad, mis toimub ja kuidas toimub ja teed sealt järeldused. Ja see hoiab sind nii tervena psüühika mõttes, kui ka annab sulle võimaluse aru saada, mis tegelikult toimub. Ja see on see oluline point siin ja oluline edu point, ma ütleks niimoodi. Sest kui me võtame kas või need piirangud, kuidas on mõjutanud lähedas inimesi tööl käimist, majandust, eks ole, ja nii edasi. No see on košmaar, aga no košmaar tuleneb jällegi psüühikast. Aga kui sa suudad teadlikult vaadata, siis avastad, et jah, seda täna teha ei saa. Ja kui sa vaatad, mida täna saab teha, siis sa teed neid asju, eks ole. Et sa ei reageeri enam ebatervelt sündmustele, mida sa niikuinii muuta ei saa. Et sa nagu teadvustad, hoiad oma nii-öelda kommunikatsiooni otsad lahti ja suudad orienteeruda ja teha seda, mida saab teha. See on minust suurepärane. Seda tehnikat, kuidas teadvustada ja kuidas teadvustamises jätkata, sa just õpetasid ja kui kellelgi on soovi see kasutusse võtta, siis kas või järelvaatamise teel saab uuesti selle osa üle korrata, vajadusel välja kirjutada, kuidas need sammud olid. Aga nüüd lähemegi, järgmine küsimus lähebki võib-olla natuke sügavamale sinna jooga valdkonda, et selline küsimus, et kõik ju juhtub, et kui kõik juhtub põhjuse ja tagajärje seaduse pärast, siis kas võib öelda, et see pandeemia on inimkonna karma? Tead, eks selle
laine kohta on igasuguseid jutte, eks ole, küll see on suur konspiratsioon ja siin suured korporatsioonid ja see perekond siin, see kuus perekonda juhivad maailmas asju, lasevad lahtisust asju. See on palju igasuguseid selliseid ideid, kuni selleni välja, et praegu meie planeet või tähesüsteem läbib lihtsalt sellist perioodi. Sellist perioodi ehk sellist, ütleme siis ruumis olevat nähtust. Nii-öelda me ju kihutame läbi kosmose, eks ole, tegelikult, jah. Tead, ükskõik, kuidas me seda ka ei nimetaks, isegi kui keegi tark ütleb, mis see tegelikult on, kuidas see meid aitab? Okei, me saame enda mõistusesse, enda nii-öelda psüühikasse uue informatsiooni, mis rahustab ta maha, ütleb näiteks niimoodi, et vot see on suve hakul, see laine taandub, sest me ütleme, kosmilises kihutamises, meie tähesüsteem kihutab läbi, eks ole, läbime selle ala ja siis hakkab paranemine uuesti peale ja varsti on kõik korras. No lohutus, eks ole, vaadates tulevikku võiks öelda, et super, vot siis ma hakkan tegema seda, ma nii palju kannatan, ehk midagi aitab, eks ole. No aga jah, see on tõesti aitab, aga kui ma vaatan nagu teiselt poolt, ennast näiteks vaatan, kuidas mina suhtun, mul on täiesti kama tegelikult. Kas see koroona on, kas teda ei ole, kui kaua ta veel on ja nii edasi, nii edasi. Ma ei ole koroonast üldse huvitatud. Sa pole mõjutatud? Ma ei ole mõjutatud sellest infost võib-olla, mida meedia meil iga päev pähe topib läbi nende numbrite, läbi oma arvamuste, läbi kogu selle kajastamise ja nii edasi, eks ole, läbi uute ideede, kuidas veel makse koguda, eks ole, sest riigikassa vist on tühjemaks jäänud. Kuhu see raha küll liikunud on, aga ja nii edasi. Nii et mina küll ei suhtu sellesse kuidagi. Ta ei häiri mind, ma tean, et ta tuli, ta on ja ta läheb ära. Näiteks ma toon ühe huvitava näite, kuidas on sellisest massipsühhoosi tekitamisest väljutud Indias. India on selles mõttes väga kummaline, eks ole, selles mõttes, et ta ei ole tavaline riik, seal on seda vaimsust palju rohkem, ütleme niimoodi ajalooliselt tean, kui mujal. Ja India loobus tunnistamast mingi teine laine, kolmas laine ja nii edasi, et nad võtsid vabalt. Ja Indias juhtus väga kummaline selline sündmus, kus 100 000 pealt järsku kukkus kordades alla haiguste mõiste arv, eks ole. Ehk see lihtsalt võeti lihtsamalt. Ja nii edasi, et loomulikult ma saan aru, et COVID on kuulutatud epideemiaks ja nii edasi, aga ja see öeldakse, et kõik on meie jaoks ja meie endi pärast. Jah, ma olen täitsa päri, ma ei ole poolt ega vastu, meetmete poolt ega vastu, lisab on endine olukorda, et inimeste psüühika on tänu sellele olukorrale niimoodi üles kruvitud, mitte ainult nende endi poolt, vaid ka erinevate piirangute poolt, et nende tulemustega, ma usun, me puutume kokku veel väga-väga pikalt erinevate aastate jooksul, mitte ainult indiviidide valguses, vaid ka majanduse osas. Nii et siin on suur probleem tegelikult veel ees ootamas ka, kui COVID ära läheb. Siin ongi küsimus võib-olla natuke tulevikku vaatavalt, et kuidas säilitada rahu, kui on näha, et inimõigusi ja seadusi hakatakse muutuma ja piirama ja inimesi survestatakse töö kaotamisega. Tead, ma arvan, et kui põhiseadust muudetakse ja tehakse ta sobivaks mingisuguses olukorras nii-öelda rahva käest küsimata. Mul tegi küll kohe küsimus, et okei, aga kuulge, see ei ole minu tahe. See ei ole sinu tahe, see on ka teiste tahe. Aga kuidas siis niimoodi, et üks valitsev osa siis viib see lihtsalt läbi, kus siis demokraatia on, kus siis meie oleme riik, nagu öeldakse. Et kuidas see osa siis vahele niimoodi jäetakse. Ja eestlased on muidugi sellised rahulikud tegelased, las nad teevad, seal pobisevad siin oma, et rahunevad maha ja kiristavad hambaid, aga eestlane ei lähe välja, kui väga hulluks asi ei lähe. Aga niimoodi vaikselt tehaksegi asju ja tehakse ära ja siis me oleme järsku veel päev fakti ees, et niimoodi ongi. Ise lasime minna asjadele ja niimoodi asjad lähevadki. Ja see oli veel mingi osa selles küsimuses. Et kuidas säilitada rahu sellises olukorras? Tead,
ma ütleks, ma tulen jälle tagasi teadvuse juurde, sest tuletan veel kord meelde ja ma tuletan alati meelde, et teadvus on loomult rahu ise. See ongi rahu. See tähendab, et rahu ei oleks vaja luua, sest rahustatud psüühika võrdub endiselt psüühika, mis ei ole rahu. Ja see saab iga hetk nagu taasaktiveeritud ja on rahu jälle läinud. Nii et mina soovitan kõigil kuulajatel võimalikult ma ei tea, otsida mingit meetodeid või kuigi ma ise neid nii palju õpetan. See sama märkamise pikendamine, mis sa just õpetasid. Just jah, et püüdke oma psüühikast lahti saada. Selleks, et leida loomulik rahu, sest kogu see psüühika varjab tegelikult seda rahu, mis teil kõigil on juba olemas. See ei ole nagu selline rahu, mida me ise kunstlikult teeme. See on loomulik, me oleme sündinud selle rahuga. Aga ei oska kasutada, sest ta on kogu selle psüühika pahna all ära maetud. Märkamise pikendamine siis tegelikult õpetab, kuidas selles rahuseisundisse tulla, aga mis sealt ära viib, ongi see psüühika. Ja sellest on vaja õppida eraldi veel vabanema. Ja just nimelt, sest ma toon ühe teise näite, mis võib-olla kirjeldab nagu täpsemalt, mis asi see psüühika on ja millal juhtub see, kui sa hakkad enda psüühikat kasutama. Et see näite see on kõigile tuttav ja ma arvan, et ta toob nagu selle arusaamise rohkem lähemale, mida ma silmas pean. Nimelt näiteks emotsioonide tagasihoidmine või alla surumine või näiteks keelehammaste taga hoidmine. No midagi taolist, eks ma usun, et kõik teavad, millest räägime. Ehk see on selline olukord, kus kohas sa avastad, et sul nüüd tuleb see psüühika, see reaktsioon ja sa surud selle alla või hoiad teda et ta ei väljenduks. Vakal, jah. Ja see on hästi oluline moment. Nimelt sina, kes sa teadvustad ehk märkad oma psüühikat, tegelikult sina psüühika teadvustajana või sa oled teadlik, et ta nüüd tuleb, sina surud ta alla, hoiad teda paigal ja ta ei tulegi üles, ta ei ärkagi üles. Ehk see näitab sinu võimekust seda teha, ehk oma psüühikat mõjutada. Muidugi ma ei taha öelda, et alla surumine või tagasihoidmine on kõige parem psüühika käsitlemise viis, sest sellisel viisil koguneb tohutult pingeid, mis pärast prahvatavad välja, eks või murravad välja. On olemas palju paremad meetodeid, palju selliseid nagu sõbralikumaid ja mitte selliste tagajärjega. Ja aga veel kord, kui sa märkad, et su psüühika nüüd tahab tungida välja ja sa hoiad teda paigal, siis see näitab, et mina olen siin see, kes märkab, sest ega märkamine on identne nii väljaspool kui ka seespool. Kui sa märkad mingit heli või näiteks emotsiooni, mis tõuseb üles, see on üks ja see sama märkamine. Ja see märkamine ongi teadvustamine, eks see ongi teadvus. See ongi rahu ise. Aga me ei ole harjunud teda nagu avastama. Me oleme harjunud avastama seda, mida me alla surume. Ja kui sa avastad, kes surub alla ja kes märkab, siis sa avastad rahu. Avastad oma teadvuse. Küsimus, miks piirangutega tekkis tardumisseisund? Aga piirangud ongi need, mis loovad tardumise. See tähendab, et meil on liikumisvabadus, meil on tegutsemise vabadus, meil on, need ei ole vabandust, need on kõik piiratud tegelikult, eks ole. Aga kui inimene on harjunud nagu liikuma, eks ole, ühest kohast teise, saama rohkem muljeid, siis talle tundub, et ta on nagu elusam või elus, eks ole, ja siis ta nagu, elab nagu läbi, seda nagu palju, eks ole. Ja kui nüüd piirangud on tekkinud, siis inimese tegevus ja need muljed, mis ta saab oma psüühika kaudu, need jäävad kole selliseks nagu näguraks, nagu selliseks nagu vaeseks. Ja siis tundubki, et see nagu ongi tardumus. Nii et ma ütleks niimoodi, et muljete vähesus on tardumus. Kui me vaatame majandust, siis see on selge, et siin on nii räiged piirangud igal pool tänu COVIDile, et osad tööstusharud vist surevad välja sellisel viisil ja osad vaesuvad ja osad on juba pankrotis ja nii edasi. Et majanduslik tagasiminek on siin, ma ei tea, mitukümmend aastat tegelikult. Siin on toodud teemaks ka ootamatute probleemidega toimetulek, näiteks tunniplaani muutus, söögiaeg jääb ära, lapse tuju ei luba koosolekut teha ja nii edasi. Ja need on kõik sellised reaalsed sündmused, mis toimuvad igal pool, kus on
selline tihe toimetamine või siis, no võib-olla ka mitte tihe, eks ole, ehk mingisugused harjumuslikud protsessid on rikutud. Kas või sama see kellaajaline söögiaeg näiteks järsku nihkub edasi. Sa oled arvestanud sellega, oma plaani üles ehitanud ja järsku tuleb välja tups ja plaan on tuppis, eks ole, sest söögiaeg on teine. Ma arvan seda, et kui vaadata inimesi, siis inimesed tegelikult tahavad väga suures osas luua endale rutiini. Et mingid asjad oleksid nende enda kontrolli all. Aga rutiiniga on see lugu, et kui me loome rutiine, siis me peame neid ka toitma, nendest ka kinni pidama. Ja kui me räägime sellistest suurtest süsteemidest nagu kool näiteks või tööl käimine, need on nagu süsteemsed tegevused, siis need rutiinid aitavad kõik neid protsessi läbi viia ja hoida seal halduse all, et oleks lihtsam. Ja ilma rutiinita ei ole võimalik neid ülal pidada. Ja kui vaadata tavalisi rutiine, veel lisaks siis nendele, siis võiks öelda, et me nagu kaldume rutiinide poole. Et see nagu tundub, et meil on nagu hea. Muidugi on osad inimesed, kes nagu vihkavad rutiini, nad tahavad vabadust saada ja on rutiini vabad, kuid rutiiniga harjunud inimene, kellel on selline psüühikatahk, mis ütleb seda, et rutiin on hea, ta peab olema, sest see võimaldab mul kontrollida enda elu, siis loomulikult tema jaoks lüüakse kogu kaardemaja uppi, see tekitab segadust, pahameelt, võib-olla hirmu, võib-olla agressiivset, mis iganes. Ja see näitab lihtsalt seda, et me oleme väga sõltuvad rutiinist. See tähendab, et me ei saa rutiinis toimuvatesse muutustesse suhtuda vabalt. Kui ma võtan ühe hästi lihtsa näite, näiteks lähen näiteks jalutama kuskil metsa, eks ole, siis mul võib tunduda, et need puud ja põõsad on kõik samad ja sama koha peal, teerada on kõik sama, aga samas kui ma vaatan nagu detailsemalt, siis ma näen, et kõik muutub. See tähendab, et sisuliselt looduses on nii rutiin, aga on ka muutust. Mina soovitan teil alati muutusega kaasa minna, aga kasutades arukust, mitte võitlust, et rutiin tagasi tuua, vaid arukust. Sest vahest, kui näiteks kellaajad nihkuvad või kokkulepped või mingi sisu nagu nihkub või muutub, eks ole, siis see peab olema mingi põhjus, millest on võimalik aru saada. Ja kui sa saad sellest aru, siis võib-olla see põhjus oli arukas. Ta on põhjendatud. Nii et ma läheks natukene siit nagu kaugemale ja vaataks nagu, miks on siis sellised rutiine nagu muutvad sündmused nagu toimunud. Võib-olla see ongi mõistlik. Muidugi, kui keegi unustas ära midagi ja midagi hästi, siis on segadusega tuleb aru saada, et inimene ei olegi perfektne ja nendesse inimestesse tuleb suhtuda lihtsalt heatahtlikult ja kaastundlikult. Küsimus, kuidas saada selgust, kes ma päriselt olen ja mis on minu tee, ehk kuidas väljuda tugevast identiteedikriisist? Ja ma olen sellest juba rääkinud täna, aga ma toon siia ühe nüansi juurde. Nimelt inimese tegelik identiteet ei ole tema psüühika. Sest vastasel juhul ta ei saaks avastada enda psüühika osi, näiteks rumalaid mõtteid, eks ole, või ettekujutlusi või seda, et ta tunneb hirmu näiteks või et tal on mingid emotsioonid ja mineviku traumad, mis kimbutavad ja nii edasi. Märkajana ta ei ole see, mida ta märkab. Ja kui igal inimesel võime elada sisse anda psüühikasse, see tähendab, et siin tekib selline mulje, et ma olen psüühika. Ja see jätab omakorda mulje elust. Inimese enda elust ja tema tegelikust olemusest või sellest, kes ta tegelikult on. Aga see on ainult mulje. Vahest ma küsin inimeste käest, kes on psüühiliselt nagu kõiguvad, eks ole. Küsin, kas sa tead, mida sa tunned? Ja tean küll. Aga kas sa oled see, mida sa tunned? Nad vastavad, jaa, ma olen see, keda ma tunnen. Aga samas, kui ma küsin nende käest, aga kumb siis sina, kas see, mida sa tunned,
või sa oled siis see, kes tunneb. Ja siis nad tüüpiliselt ütlevad, et nad on see, kes tunneb. Siis ma küsin, kas sellel sinul, ehk puudutan teadvust, kas sellel sinul on probleeme? Siis ta ütleb, et ei ole. Siis ma ütlen, aga see ongi ju hea. Ja kui sa tunned ennast sellena, siis ta ütleb, jah, ma olen pigem see. Ja see tähendab ju seda omakorda, et ta ju ongi oma identiteedi leidnud. Eks see sama teadvus ongi ju see identiteet. Mul oli mäletad seesama see vestlussari, ma olen seal nii palju rääkinud, kuidas ennast avastada. See on kuskil kirjas. Jaa, neid on 2 loengut. Üks on YouTube'is üleval, loodetavasti meil keegi paneb chatti sinna selle lingi, et sealt saab õppida, kuidas ennast avastada. Ja siis on võimalik ka, teine versioon on ka olemas, et üks varasem vestlus, mis on olnud, et sealt saab ka selle leida. Ja see on kaunis lihtne tehnoloogia, see on igaühe poolt rakendatav, sest kõik see, mida ma õpetan, on rakenduslik, see ei ole mingi teooria. Nagu ma siin päris alguses rääkisin, kust see kõik tulnud on. Aga vaata, inimesed pole harjunud rakenduslike osadega, eriti mis puudutavad neid ennast. Nad pigem kaevad oma psühholoogiast välja mingisugused vastused, arutelud, ja selle praktilise poole unustavad ära täiega, sest ei oskagi seda kasutada. Nii et see on üks suur hariduspuudujääk tegelikult ja seetõttu on ka massiliselt probleeme, mitte ainult nende kuulajate seas, vaid üleüldse maailmas. Sa oled praeguseks juba rääkinud, et seda psühholoogiat on, psüühikat või siis neid psühholoogilisi reaktsioone on võimalik vabastada ja vahel küsitakse, et mis mõttes, et kuidas see käib ja kuidas see praktiliselt välja näeb. Ja veel kui öeldakse, et see on kiire ja lihtne, siis ka kehitatakse õlgu, et selles mõttes, kes ei ole kogenud, kes ei ole proovinud, ei tea. Ja ma olen täitsa päri sellega, sest see on nagu täiesti tundmatu metoodika ja ta ongi ainulaadne maailmas ja juhtumisi, et mina sellega olen aastakümneid tegelenud ja selle lõin, eks ole, mul on hea meel, et see juhtus siin Eestimaale, eks ole, et on üks eestlane, kes selle metoodika välja tõi, võib-olla esimest, mitte võib-olla, vaid seda on uuritud, see ongi esimest korda maa peal. Ja see muidugi tekitab ka loomulikult palju skepsist, et kuidas siis üks siukse haridusega, nagu mina olen siis tavamõttes haridusega, seda joogateed ja haridust siin ei arvesta keegi, sest see pole mingi haridus, eks ole, sest ei ole ülikoolist tulnud ja kõik need, kes pole ülikoolist tulnud, need on ju harimatud ja nad ei olegi mingisuguse kraadiga ja nii edasi. Ja nii edasi, seda usku ja seda psüühilist jama on kõik kohad täis. Kuid põhimõtteliselt on tõesti õnnestunud siis luua, mitte avastada, vaid luua selline tehnoloogia, kui rääkida psühholoogide keeles, ma ütleksin, see on täiesti uus psühholoogia, täiesti uus lähenemine ja see on üliefektiivne. Inimene ise teeb seda, tal ei ole vaja kedagi seal, kes seda temaga läbi viiks. Ja tulemused on praktiliselt kohesed. Nii et võime sinuga läbi teha, kui tahad siin. Sa oled ju hästi, sa oled hästi õppinud, oskad tehnoloogiat hästi. No võid teha, sest kui ma lugesin seda koroonalugu ka, siis on näha, et see inimene on täielikult integreerinud oma ellu need tehnikad, et mis iganes elus ette tuleb, mis iganes asjad juhtub ju palju, siis tal on kohe see teadmine varnast võtta ja leevendab olukorda drastiliselt. Jah, ma nüüd, see oleks siuke demo. Demo võib olla, mis ei ole kokkumäng. Ma loodan, et kõik saate aru, et see oli kokkumäng. Ma esitan Aigile sellise küsimuse või toon üles sellise teema, millele tema psüühika peab reageerima. Okay. Mitte sellepärast, et kokku lepime, vaid see on nagu normaalne reaktsioon ja kui te kuulate, siis ärge võtke seda nagu isiklikkust, sest ma provotseerin tema psüühikat, et mul ei ole Aigi vastu inimesele mitte midagi. Mul on väga hea meel Aigi üle ja tema edusammede üle. Teeme ära siis. Jah, teeme ära ja nüüd, kui
me saame siin ka kaamera haigi peale suunatud, siis jälgige haige nägu, jah, aitäh teile, sest inimese psüühika mõjutab alati füüsilist keha läbi erinevate lihaspingete ja siis on läbi inimese näo miimika näha, milline emotsioon tal peal on. Ja kui ta vabastab emotsiooni, siis on võimalik näha, kuidas see miimika läheb ära ehk lihaspinged kaovad, sest psüühika osa on kadunud. Oled sa valmis? Jah, ma loodan. Nii. Oma vanuse kohta võiksid sa palju parem välja näha. See ei mõjunud vist kuidagi. Eriti ei mõjunud, ma olen selle võib-olla ära vabastanud. Midagi tekkis. Okei, ma vaatan, mis sa veel on öelda, et tavaliselt oled sa ilusam, täna saad mingisuguse väga paksu krohvikihi alla. Midagi tekkis, vabastasin ära, aga midagi räigemat vist peab ütlema, mul on nii palju ära vabastatud. Pagan küll, no mida ma siis veel ütlen sulle? Ma ei tea, peab väga isiklikuks minema. Okei, võib-olla siis niimoodi, et Aigi, kas me suudleme sinuga praegu siin kõigi ees? Midagi tuli, läks ära. No sa täitsa nagu bulletproof juba. Mul on täitsa pillik, ma ei oska mingit küsimusi enam küsida. Midagi hullemat peab ütlema. Mis see hulle võiks olla, ma ei kujuta ette? Kujuta ette. No mida ma veel kardan, on kriitika ametioskuste osas. Okay. Ma loodan, et sealt tuleb midagi. No proovime uuesti siis. Aga see natuke läheb nagu liiga mänguks, aga võib-olla see, et meil on siin suured muutused ette siin organisatsioonis, siis Aige tegeleb meil ka turundusega siin ja minu meelest ta peab ennast liiga heaks turundajaks, et põhimõtteliselt ta on üks viletsamaid turundajaid üldse. Et tal ei lähe üldse see teema hästi. Näitab välja, et ta teab seda. No tulid ja ma vabastasin ära. No ei tule välja kuidagi, no ei saa, no nii bulletproof on juba, et no ma vabandan väga teiste ees, aga Aga samas ma kogen, et see, et mind naerma ajab, see on ka reaktsioon. Ja, see võib olla lihtsalt mask. Jah. Eks ole. Aga küsin nüüd, sest vaata, iga selline nagu isiklik küsimus, ta võib tunduda, et ma olen sellest nagu eemal, aga kui sa nüüd nagu tagant järgi meenutad natukene näiteks ka seda tööteemad, siis sinu näost on praegu näha, et sul on praegu emotsioon peal. Et sul on tegelikult reaktsioon olemas. Ja, ehk see naeru mask kadus ära, kuhugi minna ei ole põgeneda ja see on nüüd sul aktiivne. Palun vabast ära. Ja. No vaata kaamera, sa näitavad inimestele ka, et kas sa oled sama näoga või on. No paistab, et no see vist oli liiga selline nagu liiga oluline teema võib-olla. Midagi läks ära, aga miski võttis nagu tõsiseks. Ja, no aga pärast sa saad sellega edasi tegeleda. Aga ma usun, et kuulajad saavad aru, eks ole, või vaatajad siis, et millest me siis räägime ja kuidas see tehnoloogia käib. Muidugi silmad ei pea olema niimoodi nagu tardunud, eks ole, see võib olla ka nagu täitsa selline normaalne liikumine, käigu pealt nende psüühikate vabastamine, nii et selles mõttes on see universaalne vahend ja tööriist eluks ajaks, nagu öeldakse. Ja aga aitäh sulle. Aitäh. Ja ma ei vabanda, et ma sulle niimoodi ütlesin, sest ma ei saa vabandada nende reaktsioonid üle, mis on siis õpitud, eks ole. Ja ei tunne, et midagi oleks jäänud. Väga hea. Oleme endised sõbrad. Ja väga head sõbrad. Väga hea. Aitäh.
nii, siis kas liigume küsimustega edasi? Ja lähme, jah. Üks on nüüd sihuke spetsiifiline küsimus, keegi küsib juba selle emotsiooni vabastamise tehnika kohta, et kuhu see energia kandub, et näiteks kui sa vabastad emotsiooni. Ja, tüüpiliselt nii palju, kui mina olen aru saanud psühholoogiast, seal on 400 pluss erinevat liiki, eks ole, psühholoogiat kujutage ette, et kui meil oleks 400 erinevat lähenemist südamele. No 400 erinevat koolkonda, no oleks väga imelik, eks ole, aga no see selleks. Nüüd psühholoogias soovitatakse siis, ma olen spetsialist, psühholoogia spetsialist, eks te saate ise sealt vaadata, eks ole, 2 asja põhimõtteliselt. Üks on see, et püüa taibata, kas see probleem on päris. Kui sa taipad, et ei ole, siis see muutub inaktiivseks. See on üks teema. Teine osa on see, et kui sa tunned ennast viletsasti, siis lülitame siin positiivsema peale. Positiivsema nii-öelda psüühika osa peale. Ja juurutame seda, eks ole, noh, ükskõik missugusel viisil, eks ole, et sa lülituksid lihtsalt ühelt osalt teisele, tunneks ennast parem. Ja nüüd see küsimus oli siis... Et kuhu see, kui emotsioon vabastada? Nii. Kui me räägime vabastamise tehnoloogiast, siis me ei kasuta mitte ühtegi psühholoogilist lähenemise viisi. Vaid me vaatleme emotsioone kui energiaid, sest emotsioonid vastavad nii-öelda energia liikumise parameetritele. Ja kõige esimene nendest on liikumine. See tähendab kõik see, mis liigub, see omab energiat. Ja kui me vabaneme emotsioonidest, siis ühel viisil või ühel puhul me vabaneme sellisel viisil, et see energia liigub meist nii-öelda ära. Ma ei pea silmas, et limbiline süsteem liigub ära, mida peetakse emotsioonide asukohaks, aga see ei ole kindel veel täna. Vaid ta liigubki ära, see on otseselt mõte sinu psüühikast. Ehk sellesse kohta jääb mitte midagi. Ja teine viis põhineb meetodil, mis rikub energiajäävuse seadust. See tähendab põhimõtteliselt seda, et kui energia liikumine jääb absoluutselt seisma, täiesti seisma, mitte mingit võnkumist ei ole, siis ta lakkab olemast. See on, võib-olla keegi füüsikahariduse kinni vaatab, et villid on lolliks läinud, aga lihtsalt sellist seaduspärasust võib-olla ei tunta ja nii edasi. Ja sisuliselt lakkab olemast tähendab seda, et see energia muutub potentsiaalseks, mitte väljendunud energiaks. Ja see läheb omakorda kokku, ütleme sellise nagu väga ürgse temaatikaga või teemaga ehk seisundiga enne suurt pauku. Või teiselt poolt siis natukene lähemale tulles siis ruumi kontseptsiooniga. Ehk ruum on staatiline liikumatu ja selles asuvad kõik temast eraldi või erinevad asjad. Et ruum ise ei muutu, vaid muutuvad asjad siis ruumis. Nii et see energia liigub ruumi. Saab ruumiks, niimoodi on täpsem. Siis millised elemendid, mõtted, nipid aitavad pidada nii-öelda jalgu maas, aitavad selles, et fookus püsib püsiväärtustel? Mina soovitan esmalt aru saada, mis asi märkamine ja kasutada märkamist põhilise tööriistana, põhivahendina, sest märkamise fookus on see, mille kohta öeldakse tähelepanu, mille kohta öeldakse teadvustamine ja nii edasi, siin on nagu mitu synonüümi. Nii et avasta, kus on sinu fookus. Fookus liigub tavaliselt ringi, eks ole, sest sa vaid ju ringi, kuulad ringi ja nii edasi. Õpi kõigepealt tundma, mis asi see on ja kus ta sul viibib. Õpi seda valdama ehk ise nagu juhtima. See on basic teadvustamine. Ehk ilma seda vahend tööriista, ma nimetan tööriistaks, sest see on igapäevane kasutuses. Ilma seda tööriista kasutamata ei ole võimalik keskenduda ja hoida fookuses. Ja nüüd teine küsimus ja teine teema on selles, et millal teda siis hoida. Et mis on nagu oluline. No aga võtta ometigi ette
võta kas või kirjuta välja need asjad, mis on sul elus olulised, millega sa tegeled, võib-olla mis ei tundu olulised olevat sul, aga tegelema pead. Tee nimekiri ja revideeri. Vaata, kui suur on nende tegevuste mõju sinu isiklikule elule, võib-olla pereelule, tööelule ja nii edasi. Tee väike revision. Tõmba maha kõik need, mida ei ole vaja teha. Põhimõtteliselt. Lähtu ühest väga lihtsast printsiibist. Kuhu sa enda energiat ja aega investeerid ja millised on nende investeeringute tulemused. See on väga lihtne minu meelest. Ja kui sa tahad saada mingeid häid tulemusi, siis investeerid nendesse tegevustesse, isegi kui nad ei meeldi sulle, mis tegelikult on kasulikud, mis toovad mingeid tulemusi, mis on nagu põhimõtteliselt ka siis sinu elule ja teiste elule nagu kasulikud. Siuke võimalus. Need küsimused me praegu lihtsalt võtame ette nii, nagu nad tulid ja nüüd ongi keegi küsib, et jälle selle põhiseaduse kohta, et mis hetkel on õige astuda enda põhimõtete eest välja? Minu meelest kohe, kui see on selgeks saanud, et mida on rikutud, et mis siin ikka venitada. No, selgeks saanud tähendab seda, et paljud inimesed karjuvad lihtsalt teistega kaasa, neile tundub, et nad teavad, aga see tuleks enne nagu põhjalikult selgeks teha. Sest kui oponent on arukas, aga rumalad nad ei ole, eks ole, siis tegelikult on võimalik sellele kisakõril väga kiiresti suu kinni toppida. Sest ta jääb vahele faktidega jah, või infopuudusega. Nii et faktide saab minna faktidega, faktide vastu faktidega. Mida soovitate COVID-i põdemise järgsele köhale? Tekib tavaliselt, kui vaja pikemalt rääkida. Vahel õhtuti kõditab bronhides. Mina ka köhatan, aga mitte seepärast mul COVID on, vaid seepärast ma suitsetan. Ilmselt selle pärast, eks ole. Aga mida ma olen soovitanud, on hingamisharjutused. Hingamine on midagi sellist, mis kaasneb meie, elu algab, elu lõpeb ju, ütleme, sisse hingamine, välja hingamine on siis seal, üks on algus, teine lõpus, eks ole. Ja vahepeal hingame kogu aeg, eks ole. Nii et, aga me ei pane väga sagedasti tähele, kuidas me hingame. Aga see on ülioluline, mitte ainult seetõttu, et me varustame ta kehahapnikuga ja eraldame süsihappegaasi ja nii edasi, vaid hingamine on alati seotud ka psüühikaga otseselt. Ehk psüühikas toimuv kajastub alati hingamise mustrites. Seda võib ise jälgida, kui sa oled vihane, vaata, kuidas sa siis hingad, kui sa oled armukade, vaata siis, kui sa oled laisk, vaata, kuidas ja nii edasi, te võite ise selle review teha, eks ole. Kuid põhimõtteliselt on hingamine selline füüsilise keha funktsioon, kuhu inimene saab siseneda, ehk ta saab seda ise muuta. Teisi funktsioone ta muuta ei saa. Nii et hingamise kaudu sisenetakse enda füüsilise keha ja ka enda psüühikasse neid mõjutades. Ja kui nüüd seoses COVID-iga rääkida hingamisest, siis mina soovitan taastada enda hingamise maht. Hingamise mahu suurendamine ehk taastamine tähendab seda, et sa spetsiaalselt hingad natukene rohkem sisse ja natukene rohkem välja ja võimalikult kasvatades hingamise kapatsiteeti. Paljud inimesed hingavad nii, et nad ei teagi, kus nad hingavad. Osad hingavad ainult rindkerega näiteks, osad rindkere alumise osaga, osad ainult diafragmaga. Kuid joogasüsteemis on teada seda, et kes ei valda enda hingamist, see ei valda enda tervist. Kes ei valda hingamist, ei valda enda psüühikat. Ja seetõttu loomulikult see on veel erinevad süvajoogalikud teadmised, mis ei ole avalikud, mida hingamisega ka kasutatakse. Kuid sisse hingamine siis joogalikus mõttes algab alati diafragmaga. Diafragma liigub alla ehk kõht läheb punni ette ja siis sa täidad kui see on klaas, eks ole, et siis hingamine hakkab alati alt peale. Sa täidad klaasi alt ülesse. Kopsu tippudeni välja, et nad saaksid ka ventileeritud,
sest kopsude alumised ja ülemised osad tavaliselt on halva ventilatsiooniga, sest inimesed ei hinga, ei ole õpetatud hingama. Ja nüüd väljahingamine toimub siis ülevalt alla. Ja uuesti ülesse välja ja uuesti alla. Eks see käib siis niimoodi, et sa hingad alt, eks ole, no ma näitan, kui see on võimalik, et alt sisse, kõht läheb punni niimoodi. Ja lõpus isegi tõusevad isegi õlad ülesse, ehk rangluud tõusevad ka ülesse ja nüüd välja uuesti ülevalt. Alt on kõik veel punnis, eks ole, ülevalt välja. Ja kõht sisse. Need kõik maksimaalselt tähendab välja ja maksimaalselt siis sisse. Aga mitte niimoodi, et sa rebestad ennast. Sest siin on vaja nagu teada seda, et kui sa oled COVIDit põdenud, eks ole, siis on kõik see väga helvel. Nii et kindlasti kasutasin enda tunnetust, ehk mitte kunagi ei tohi tekkida valu. Mitte kunagi. Mitte ühegi harjutusega, sest alateadvus otsustab kohe, et see on elu ohtlik ja ta lihtsalt ei luba järgmine kord teha seda. Sa lõpetad selle tegemise. Ükskõik, kas see on kangi venitamine või siis hingamine. Nii et hakka vaikselt oma hingamise kapasiteeti kasvatama. Väga hea on vahest hingata sisse ja hoida paar sekundit hinge kinni. Hingata välja ja hoida ka paar sekundit kinni. Uuesti hingata sisse ja hoida paar sekundit kinni. Ja sisse hingamine ei peaks olema nagu vaba, nagu selline, kus sa lihtsalt teed niimoodi. Vaid ta peaks olema natukene takistatud ja seda tehakse sellisel viisil, et sa tekitad siin kõris häälepaeltega väikese takistuse, hingad siis niimoodi, ma teen nagu hoian suu lahti, kuigi hingamisharjutusi tehakse suuremalt jaolt ainult läbi nina, selleks nina joongi mitte ainult nuusutamiseks, vaid hingamiseks. Ma teen suu lahti, et oleks kuulda, et see nagu pootsid kinni. Häälepaelte pilu reguleerimisega on võimalik reguleerida siseneva õhu hulka ja ka väljuva õhu hulka. Et siin saab natukene pikendada. Nüüd väga nagu hulluks ei tohi minna hingamisega, sest siin võib tekkida hüperventilatsioon, mis on ka väga tore. Ma soovitan teha mingi näiteks 5, 6, 7 sisse hingamist ja teha paus. Ja teha näiteks seal tunni aja pärast või 1,5 tunni pärast uuesti, ehk teha nagu mõned sellised sessioonid päeva jooksul, sest niimoodi saab nagu uuesti nagu kopsud nagu käima uuesti, nad omandavad oma funktsionaalsuse uuesti. Sest kopsudele, ma ütleks niimoodi, et kopsudele on vaja näidata seda, et sa tahad neid endiselt kasutada nagu täis mahus. Ja kehale ette näitamine tähendab seda, et sa paned ta midagi tegema ja siis ta saab aru, mida sa tahad. Ja siis ta tuleb sellega kaasa. Näiteks kui sa tahad saada muskleid, eks ole, hakkad kangutama raskust, siis keha saab aru, et ta peab musklit kasvatama. Ma räägin natuke omas keeles võib-olla, aga see on võib-olla hõlpsam nagu aru saada, eks ole. Väga head nõuanded, aitäh. Siis järgmine küsimus on küll jäänud kirjutajal pooleli, aga siit võib aimata, et siis teemaks on, et kuidas enda väikeses firmas motiveerida ennast ja töötajaid, et ilmselt on siis raske aeg väikses firmas. Ja ma ütleksin niimoodi, et kõik motivatsioonid on tegelikult seesama psüühika. Ja psüühika nagu ülikõikuv, ma usun, kõik te teate, kas te tööandjad või töövõtjad, eks ole, et motiiv töötab teatud aega, siis käib maha, eks ole. Ja jälle mõnda aega ja jälle käib maha. Ehk mina ütleksin niimoodi, et sellised motiivid on väga iganenud. Ja mina ei kasutaks, ma ei kasutagi selliseid, ma ei anna mitte kellelegi mingisuguseid nänne, et inimest innustada. Mis võiks olla tegelik motiiv? Tegelik motiiv, mis ei sõltu, mul muidugi raske on öelda siin, kui sul on psüühika, siis sa sõltud alati enda psüühikast. Ma räägin pigem motiividest, mida psüühika ei mõjuta. See on võib-olla perspektiiv mõnele inimesele. Ma toetun faktile. Ehk fakt on see, et me tegutseme 24/7.
ehk me ei saa olla tegutsemata. Sellest faktist tuleb nüüd järgmine fakt. Okei, kui ma tegutsen 24/7, ma võin teha põhimõtteliselt ükskõik mida. Siis kuhu ma investeerin enda energia, enda aja? See tähendab, et ma pean tegema siin nendest lõputudest võimalustest valiku. Ja need valikud sõltuvad sellest, et mida ma tahan saavutada. Või küsida ka niimoodi, et mida ma ei taha saavutada. Näiteks, kas ma tahan saavutada vaesust, näiteks majanduslikku heaolu puudumist, kas ma tahan saavutada võib-olla viha, kas ma tahan saavutada vaenu, kas ma tahan saavutada vastuolust antagonismi, kas ma tahan saavutada võitlust, kas ma tahan saavutada võitu kellegi üle, kas ma tahan allutada lapsi endale, kas ma tahan kedagi paika panna. Ma lihtsalt loetlesin kõik negatiivsed asjad. Kui ma tahan seda teha, siis ma investeerin sellesse enda teadmisid, aega kui ka energiat ja tulemused on vastavad. Kui ma seda ei taha, siis ma investeerin enda tegevusi hoopis teistesse oma energiat ja aega ja teadmised teistesse tegevustesse, mis toodavad paremaid resultaate. Kui nüüd võrrelda seda, mida ma ütlesin nüüd motivatsiooniga, siis motivatsioon on alati kõikuv. Sul on mingi lubadus silme ees, eks ole, ja sa teed selle asja nimel, seni kuni see maha käib. Aga kui sa kasutad seda, mida ma just kirjeldasin, siis see põhineb arusaamisel, nagu mõistmisel. Ja ka mõistmine on see, mis põhineb loomulikult arukusel ja realistlikkusel. Ja kui selline punt inimesi on koos, kes saavad aru, et see on võimalik, see on realistlik ja nad teavad, mida nad teevad, olles siis eelnevalt välja sõelunud ja valinud, siis nad tegutsevad mitte eesmärgi nimel ainult, vaid tegevuse nimel, sest tegevus on see, mis viib eesmärgini. Et mina, kui ma tegutsen, siis ma vahest kiikan eesmärgi poole, et kas ma lähen sinna poole. Mitte, et ma tahan juba eesmärgil olla, ma ei taha kõik vahepealseid asju teha. Mina keskendun alati reaalsele tegevusele. Sest kui tegemist on siis grupiga, siis kui kõik teavad, mida on vaja teha, kuidas on vaja teha, siis keegi peab juhtima protsessi, siis ma ei näe ühtegi takistust, miks punt ei võiks jõuda eesmärgile, kui ta on ka realistlik. Ja loomulikult sagedasti meie muutuvas maailmas tuleb asju ümber vaadata, kui sa jooksid vastu seina, siis ära siis sinna seisma jää, vaata esiteks, miks sa jooksid vastu seina ja siis sa leiad ka tee, kuidas sellest seinast mööda minna. Ehk peab olema ka paindlik. Aga paindlikkus annab sulle informatsioon. Ehk kaine informatsioon, kui sa vaatad enda tegevuse üle, võtad infot juurde ja saad aru, okei, siin ma tegin vea, see oli vale arvestus, see ei olnud realistlik ja vaatad selle asja ümber. Nii et arukate inimeste ehk teadlike inimeste koostöö on see, mis motiveerib tegevusi, sest tulemused on kõnekad. Tahaks ise ka märkmeid teha. Siis järgmine küsimus, seda laadi küsimusele sa tegelikult juba täna vastanud, aga kuidas koroona tingimustes mõistuse juurde jääda? Ma ei soovita üldse mõistuse juurde jääda, ma soovitan mõistusest natukene eemalduda. Siis teadvustamise puhul. Ja tulge teadvele, kasutage märkamist selleks. Te võite märgata ükskõik mida, enda mõtteid, emotsioone, mingit heli, lihtsalt ruumis vaadates, märkasin seda. Lihtsalt märka, et sa märkad, avasta enda märkamise võime. See on hästi oluline. Ja kui sa seda oled märganud, tunne seda. Ja siis sa avastad, et see rahu on olemas. Ja see kainus, mida siin nimetatakse mõistuse kainuseks, ongi saavutatud. Tuli meelde, et mul on üks podcast ju seal SoundCloudis, mis räägib häälapallte lõdvestamisest.
ja häälepaite lõdvestamine viib sellisesse seisundisse, kus mõtted lakkavad. Ja siis see rahu ja vaikus ongi teadvus, mis tekib. Nii et ärge otsige kunagi enda nii-öelda rahu enda mõistusest, sest ta ei paku teile mitte kunagi seda nagu ka emotsioonidest. Et rahu ja vaikuse asub paik on hoopis mujal, see on hoopis teine nähtus. Selle podcasti lingi ka, see ilmselt ilmub chatti mingi hetk, et siis saab selle sealt ära õppida. Ja, ma loodan ka. Aga siis kuidas, siin on nüüd humoorikas küsimus, võib-olla ka mitte, et kuidas elavad pandeemia ajal Eestis inimesed, kellel internetti pole? Võib-olla isegi paremini, ma arvan. Jah, muidugi kaugtööga on jama, aga no ilmselt nad ei tee kaugtööd. Ja noh, mina näiteks elan Eestimaal ja mul on internet ja elan normaalselt. Ma küll vaatan tegelikult uudiseid, ma hoian kursis ennast sellega, mis maailmas toimub, vaatan eurouudiseid, aga noh, seal on populaarne tegelane tekkinud, üle maailma populaarne COVID-19, see on, kõik teavad, mis see on ja see on väga populaarne. Ja noh, vaatan neid numbreid lihtsalt ja vaatan, mis maailmas toimub, kuidas inimesed reageerivad nende sündmustele, mida nad korraldavad seal valitsuste tasandil ja nii edasi. Ja kuidas siis erinevad vaktsiinid liiguvad ja kes keda süüdistab ja kuhu siis raha liiguvad ja kust siis uuesti raha juurde küsitakse ja kelle käest see raha võetakse. Noh, lihtsalt olen kursis, kuidas maailmas protsessid käivad, aga noh, ei põe neid üldse. Siin ongi järgmine küsimus, et kas sa oled lasknud enda lapsi vaktsineerida? Minu lapsed on juba nii täiskasvanud, nii, noh, ma ei saa öelda vanad või eakad, eks ole, et nad on ammu iseseisvad ja nemad ise valivad, kas nad vaktsineerivad või vaktsineeri ennast. Mina ei ole vaktsineeritud ja ma tunne ka mingit vajadust olla vaktsineeritud. Ei oska öelda, et ma küll lasin enda lastele, minu lapsed on sündinud seal Eesti ja Vene piiri peal veel, nagu öeldakse, iseseisvuse aeg oli. Või tuli, eks ole, ja siis ma keeldusin nii noori lapsi nagu vaktsineerimast, nagu nemad olid, siis ma panin veel allkirja alla, sest ma teadsin, et neil on vaja vanemaks saada, et see vaktsiini mõju üle elada. Tänaseks on nad kõik oma need lastevaktsiinid kätte saanud, sellega on okei kõik, aga ma ei ole vaktsiini vastane ja ma olen poolt ka, aga no ei tea. Kui oled jõudnud tasemeni, et iga e-kiri tundub täis kriitikat või rünnakut sinu suunas, siis kuidas need tunded positiivseteks ümber muuta? Ma arvan, et ei olegi vaja üldse ümber muuta. Ei ole vaja. Lihtsalt oleks vaja muuta nii-öelda sisemist prismat, sest vahest, kui inimesel on teatud tuju peal, aga ta ei saa aru, et tal on teatud tuju peal. Näiteks on ülekoormus lihtsalt ja kõik lihtsalt ajab närvi. No lihtsalt on kogu aeg närvil, ükskõik, keegi ütleb heaga või halvaga, ikka vastad talle niimoodi klähvides, eks või hammustad vastu. Nii et kõigepealt vaata enda prisma üle, mida sa nagu koged, et prisma tähendab, et üks osa psüühikast on aktiivne ja see määrab kogu sinu maailmakäsitluse. Seda on võimalik niimoodi kindlaks teha, et sa meenutad, kasutades meenutust, mingit teist psüühikatahku näiteks, kui sa tundsid ennast hästi. Ja siis pane erinevust tähele, kuidas sa ennast praegu tunned ja meenutades tunned. Kui sa saad aru, et see enese tundmine muutus, siis sa saad aru, kuidas sinu psüühika muutus. See ongi psüühikas toimub muutus, mida sa reaalselt koged. Ja siin on võimalik võtta mingisuguseid malle näiteks sellisel viisil enda psüühikat muuta ehk meenutad midagi neutraalsemat või paremat lülitud olemasolevalt, kui ta ei ole väga krooniline, aga sealt saab ka ümber lülituda, eks ole, teisele tahule ja vaata siis oma meile näiteks. Ja vaata ja näed, kui sinu reaktsioon on teistsugune, siis saadki teada, et aha, nii, sul oli üks nii-öelda prismamask oli ees läbi, millal sa siis nägid, eks ole. Nii et võib-olla siis selline soovitus. Ja võib-olla siis ma nagu jätan rahule, ma ikka toon seda teadvuse osa ikkagi nagu tagasi, sest see on inimesena olemise vundament. Märka, kasuta märkamist, tule märkamise juurde, avasta, et sa oled märkaja, mitte see, mida sa märkad. Ja vaata nüüd märkajana uuesti neid kirju näiteks, seda informatsiooni ja vaata, mida sa siis näed.
kas tavapärane vana elu tuleb veel tagasi või on see ainult üks hall unistus? Ma arvan, et tavapärast elu tagasi ei tule, sest niivõrd palju on muutunud selline COVID ajal, et see lihtsalt ei ole võimalik. Ja selle muutusega on siis kõige targem? Lihtsalt tuleb leppida uue muutusega. Ja mida arukamalt nende vanu aegu nagu põdemata või nagu ootamata neid, et nad tagasi tulevad, eks tuleks realistlikult võtta. Et kui me tänane olukord ongi selline, nagu ta on, see on väga realistlik. See küsimus on nüüd ka nagu läbi juba käinud, aga kuidas väikeste lastega 2 aastat ja 7 kuud kaksikud poisid kodutööd teha nii, et kõigi vaimud terveks jääks? See on väga keeruline ja mitte ainult selles eas olevate lastega, vaid ka teiste lastega, kes on nii-öelda, kuidas ma ütleksin niimoodi, et lapsed peavadki olema elavad, nad peavad olema huvitatud, nad peavadki möllama, nad peavad jooksma, nad peavad oskama ka keskenduma ja teha neid asju, mida tarvis on, eks ole, eks see ongi nagu normaalne. Kui lapsed käivad mööda nööri, siis siin on psüühikas juba mingid vead sees. See tähendab, et see inimene on juba raamidesse pistetud, ehk tema psüühika on niimoodi kujundatud. Kui nad möllavad ringi ja sõna ei kuula ja ei võta osa mingitest asjadest, millest nad võiks juba osa võtta, siis on reguleerimata psüühika. Ehk siin oleks vaja mingisugused raamid ehitada, sest ärge unustage, et teie lastest saavad tulevikus täiskasvanud inimesed. Ja ega käitumine väga palju ei muutu võrreldes sellega, mida lapsepõlves kasutatakse. Aga mida ma siis veel tahaksin öelda? Ma tahan öelda seda, et lisaks, et ole heatahtlik. Kui sa kärgid laste peale, kui sa karistad lapsi ükskõik mil viisil, eks ole, siis sa tegelikult pead teadma seda, et lapse psüühika omandab need tahud. Ja tema psüühika hakkab väljendama neid tahkusid, kas juba lapsepõlves või ilmselt juba olete märganud, eks ole, et lapsed on ka agressiivsed vahest. Ja siis mõtled, kus ta selle saanud on või siis püüad teda karistada, sest ta oli agressiivne, aga ta sai sinu käest selle. Aga sa nagu ei taba või sa nagu ei tea võib-olla seda, et ta õpib sinu käest. Lihtsalt vaadates sinu käitumist, kuidas sa temasse suhtud, kuidas sa elukaaslasesse suhtud, teise lapsesse suhtud, võib-olla ta võtab kõik üle. See ongi see psüühika kujundamine, eks ole. Nii et ole heatahtlik, kui ta teeb mingeid häid asju, no premeeri ometi. Ega siis preemia ei tähenda seda, et sa pead alati andma midagi. Premeeri tähendab ju seda ka, et kui sa teed koos midagi, sa oled tema jaoks olemas, see on ka ju preemia. Ja kui sa näed, et ta teeb mingisuguseid asju, mida ei ole vaja teha, ära tee tast välja. Muidugi, kui on 2 tükki, siis need kihutavad üksteist ülesse. Siis püüa natukene neid lahutada. Anda ühele midagi põnevat ja teisele midagi põnevat, midagi taolist. Nii et siin peab olema nagu mõistlik. Ja selles vanuses lastele tuleb näidata eeskuju. Nad õpivad ka selle kaudu. Kui sa näiteks istud rahulikult, aga üks enda rahustamise viis, kui su psüühika on paigast ära, eks ole, nii emotsionaalne, mentaalne ja seda on liiga palju, eks ole, on ümberlülitumine. Ümberlülitumine tähendab, et sa lülitud ise ümber enda probleemi kogemiselt neutraalsele tegevusele, mille tulemusena aktiveerunud psüühika rahuneb ehk vaibub, taandudes. Ta ei lahene, vaid ta lihtsalt tõmbab nagu tagasi. Nagu, ma ei tea, madu tuleb sealt välja, sisiseb su peale ja siis ei tee tast välja, siis ta saab aru, et ohtu ei ole, ta poeb tagasi urgu, eks ole. Ega ta sealt ära kao kuskil, eks ole. Aga ikkagi. Ja selleks on ime lihtsalt vahendid. Ehk kõige pretensioonitum on füüsiline keha. Mida see tähendab? See tähendab, et kui sa keskendud näiteks näiteks suure varba liikumisele ja mitte niimoodi, et sa liigutad, eks ole, vaid sa nagu teadlikult liigutad või rütmi või muudad rütmi, aeglustad liikumist,
teed amplituudi veel väiksemaks, siis sa nagu tegeled neutraalse asjaga, sest varba liikumine ei ole pretensioonikas. Ja sellisel viisil umbes minut aega tehes rahuneb su psüühika maha vaibudes. Või siis teine koht, kui keskenduda on hingamine. Otsi üles üks koht, kus sa tunned hingamist, keskendu sellele, minuti jooksul lihtsalt jälgi, kuidas hingamine toimub, kuidas ta nagu toimub selles kohas. Ja muud mitte midagi. Ja minutist peaks piisama, et rahunemine toimuks. Ja kui näiteks sa teed sellist keskendumist hingamisele ja lapsed näevad seda pealt, nad näevad, et sa teed midagi erilist, mida sa pole enne teinud ja nad tulevad su juurde küsima, et kuule, mis sa teed siin? Ja see on õige aeg neile õpetada. Ja siis te teete koos seda, sest lapsed tahavad ju matkida, nad tahavad olla oma vanemate sarnased, eks ole. Ja siis saab koos teha ja siis saate mõlemad seal või kolmekesi see maha rahuneda tegelikult. See üks soovitus. Kuidas toime tulla interneti kasutamise üleküllusega? Tegemist on ihaga. Iha on soov kogeda. See on kogemise soov. Ja see soov tuleneb sellest, et meil on midagi puudu. Ja see on selline psüühika, kuidas ma ütlen, see on nagu psüühika trikk, mis sunnib sind nende tegevustega edasi tegelema. Nii et iha on sinu nii-öelda vajadus või soov kogeda midagi, mida sul ei ole. Psüühika mõistes. Võib-olla saad sellest ilma jäänud, võib-olla saanud lubada vahet üle, mis see on, eks ole. Nii et sinu enda psüühika keerab sind ihade poole, diktades eelnevalt vajaduse ja siis andes võimaluse seda läbi elada. Kui sa tammustad läbi, et ahaa, nüüd sul tuleb uuesti see hoog peale, siis sa tegelikult oled samas seisundis, nagu ma juba täna rääkisin. Sa märkad seda hoogu, nagu emotsiooni, mis tõuseb üles, on või alla suruda. Ja nüüd ära tee mitte midagi. Lihtsalt lase sellel hool olla. Lihtsalt ole tema tunnistaja. Kui sa oled kursusel käinud, TMK kursusel, siis sa saad sellest vahtimise asemel kohe vabaneda. Kui ei ole, siis lihtsalt vaata, ära võta osa sellest. Ära mõtle selle peale, ära tänita enda kallal, ära heida ette, ära kasuta positiivset mõtteid, mitte midagi. Lihtsalt vahi, nagu öeldakse. Ja. Kui näiteks koer tuleb su muru peale häda tegema ja see on lihtsalt need, mis aitab nagu aru saada, vaata lihtsalt, mida ta teeb. Ja ongi kõik. Teeb oma häda ära, läheb minema. Pildlikult. Ja see, mis pärast on, siis võid lihtsalt minna selle jünniselt ära korjata või tuleb siis see omanik ja teeb seda ise. Võid ka lihtsalt rahulikult ära minna lasta alla seal murule väetiseks. Milline võiks olla pikaajaline mõju psüühikale piirangute tõttu? Täna on ju teada, et psühholoog ja psühhiaatrid on ülekoormuses. Ehk ei jätku enam neid vahendeid, millega inimesi leevendada. Ja kui vaadata ka enesetappude kasvu, mis on kordistunud tegelikult nii täiskasvanute kui ka laste seas, siis võiks öelda, et need ongi need märgid. Muidugi, psüühikal on selline kummaline võime, et mingisugused üksikud tahud sellest võivad muutuda krooniliseks. Kui psüühikas toimuvad muutused, emotsioonid, mõtted muutuvad näiteks, mida peetakse normaalseks, siis kui mingi osa tahk jääb nagu püsivaks ehk muutust ei toimu, siis hakkavad teil probleemid peale. Mis viitab sellele, et erinevad psüühikatahud roteerudes ei kutsu esile suuremaid probleeme. Kuid kui rotatsioon lõpeb, siis hakkab välja tulema tegelikult selle psüühikatahu mõju eriti selgelt. Ja kui ma nüüd võtan ja summeerin, teen väikse summarumi siia, ütlen, ja iga psüühikatahk mõjub väga kahjulikult, siis ma võin üldistades öelda, et
psüühika ei mõju väga tervislikult. Siin on selline küsimus ka, et kas kroonilisest depressioonist on võimalik täielikult vabaneda teadliku muutuse kunstitehnikaid kasutades? Ja, on küll. Sest krooniline depressioon ongi ühe egotahu püsima jäämine. Ta ongi muutunud krooniliselt aktiivseks ja vaheldust enam ei ole. Aga meie psüühika, kui jätta nüüd kogu bioloogia kõrvale, sest joogateaduse järgi füüsiline osa on see, mis kristalliseerub tänu psüühikale ehk tänu emotsionaalsele ja mentaalsele osale. Ehk ta siis väljendub läbi füüsiliste muutuste, siis lääne teadus vaatab vastupidi ehk et bioloogiline osa, füüsiline osa loob psüühika. Joogas on see täiesti vastupidi ja see on see põhjus, ainult selle vaate muutus on see, mis võimaldab ka sellisest keerulisest olukorrast inimesel endal välja tulla, muutes ise enda psüühikat. Sest ma vahest kirjeldan meie psüühikat sellisel viisil, et kui sa oled selle sisse õppinud, mis on fakt, siis pole meil õpetatud, kuidas sellest sisseõpitust lahti saada. Aga see, mida mina õpetan, just ongi see, kuidas sellest lahti saada, nagu taas vabaks saada, sest see sisseõppimine on kaunis kaootiline. Ehk ta ei ole kontrollitav, sest kui sa vaatad lapsi, nad õpivad kõik sisse, sest maailm on täiesti avatud. Kui tal oleks see filter vahel, selle võtan oma psüühika osaks, selle võtta, oleks ju super. Saaks isenast kujundada, aga inimene ütleme, selles see inimese psüühiline platvorm on niimoodi kujundatud, et ta õpib kõik sisse, nii head kui vead, nagu öeldakse. Aga loomulikult seal on palju näiteid TMK-s, kus inimesed on saanud lahti ärevusehäiretest, oma nendest, mis ta siin oli, see depressioonist näiteks. Aga sa pead aru saama, et inimese psüühika ei ole siuke asi, et korra nuuskad ja on nina puhas, eks ole. Et siin on vaja teada tehnoloogiat ja seda rakendada, süstemaatiliselt rakendada. Kui see süstemaatilisus kaob ära, ehk tulemus ei ole veel saavutatud, siis see ei tähenda, et see süsteem ehk see tehnoloogia ei tööta. Ehk inimene ise ei tohiks pooleli jätta protsessi, vaid peaks nagu lõpuni minema. Sest väga paljud probleemid jäävad just õhku selle tõttu, et inimesed jätavad pooleli. Nad ei jõua tulemuseni. Jälle mingite psüühika osade pärast. Kuidas parimal viisil oma kaugel elavat lähedast toetada? No ikkagi hea tahtlikkust kasutades, ega siin mingisuguseid selliseid sensitiivide asju ma ei soovita, nagu siin kaugravimine, ma ei tea, mis asjad, et ja nii edasi. Et hoidke lihtsalt kontakti ja küsige, kuidas läheb ja püüdke olla võimalikult hea tahtlikud, isegi kui sealt virin vastu tuleb või rahul olematus, et tavaline toetus, hea tahtlik toetus. Ja kui tuleb virin, siis lihtsalt pane telefoni valjuhääldi peale ja las inimene räägib välja ennast ja samal ajal midagi muud. Saab tühjaks rääkida. Ja, just. Sotsiaalsuse puudumine piirangute ajal. Ja, sotsiaalsuse puudumine on suur probleem. Ehti noorte seas ma kujutan ette, kes tahavad need ringi tõmmata, eks ole, suhelda ja nii edasi. Ehk see on vahelduse puudum, see on vaheldusvaesus. Ja kui jälle psüühika juurde tulla, siis on teatud need tendentsid. Ehk see on kaks olulist tendentsi. Üks on see, et see piiratud ala, kus siis inimesed viibivad, eks ta on siis kodu ja see ümbrus, on piiratud ja see on rutiin. Rutiinis ei ole kunagi midagi uut. Ja kui selles rutiinis on midagi, mis ütleme emotsionaalselt ei mõju hästi, ehk on niisugune nagu depressiivne võib olla või konfliktne näiteks,
siis see väsitab ära, see väsitab meeletult ära. Ja siis teiselt poolt siis on see lõbu, eks ole, siis see sotsiaalsus. Sotsiaalsus on nüüd siis tüüpiliselt see pool, kus inimene tunneb ennast hästi. Ehk sisuliselt võiks öelda, et see on kahe sellise suure sellise psühholoogilise puntra mingit laadne tasakaal, mida luuakse siis. Ehk kui kodus on pinged, lähed pidusse, eks ole. Kui seal on pinged, lähed restorani või baari, eks ole. Kui kodus on mingi jama, lähed sõpradega rääkima. Mingi siuke psühholoogiline tasakaal, mis hoiab siis positiivselt, negatiivselt justkui tasakaalus. Jah, see on see meetod, mida nagu tavaliselt kasutatakse, mis on alateadlik, aga samas on see sõltuvust tekitav. See tähendab, et just need piirangud, koroonapiirangud tõid välja just sellise probleemi, kus inimesed nagu leiavad ennast olukorrast, sundolukorrast, vaheldus puudub ja kuidas need pinged tegelikult kasvavad. Just need negatiivsed pinged ja sealt tulevad igasugused probleemid, ma rääkisin nendest, koduvägivald on kasvanud kordades ja nii edasi, lahutused ja nii edasi. Nii et see on kõik selle mitte üles võimendatud psüühika, vaid olemasoleva psüühika eredam esindatus nendes olukordades, kus ta siis ei ole saanud võimalust vaibuda ja asenduda mingi positiivsema asjaga. Nii et see kõik näitab tegelikult, mis teie sees on ja kui võimas see on. Nii et sisuliselt võiks öelda, et ei ole sõltuvust. Ehk sõltuvust, ma mõtlen, kui inimesed ütlevad, no me räägime sõltuvustest, nad ütlevad, et võt see ei ole sõltuvus. Et mul on sellised psüühikatahud, eks ole, nad ütlevad, sõltuvus on need alkohol ja suitsetamine ja muud asjad, aga psüühikast tingitud sõltuvus on totaalne. Psüühika ehk iseloom. No iseloom on selle osa, see on selle osa. Psüühika on kõik mõtted ja emotsioonid, kõik komplektid ja kuidas nad väljenduvad, see on see, kuidas mina psüühikast aru saan. Aga teise poolt see näitab, kuivõrd sõltuvad me sellest oleme. Seda peetakse loomulikuks. Ja seda peetakse loomulikuks, mina küll ei pea. Ja kui vaadata siis, mida see loomulikkus jutumärkides minu jaoks siis nagu endaga kaasa toob, kas siis indiviidi või sinu elus, eks sellega sa kuulad, või siis sinu kellegi teise suhetes või nende omavahelises suhetes, kuule, come on, et ma küll ei saa aru, et miks peaksid kõik need konfliktid, kõik need jamad, arusaamatused, sõimud, rahulolematused, masendused, miks see normaalne peaks olema? Mina ei pea see üldse normaalsus. Sellepärast ma ütlengi, et need on nagu psüühika osa, sellepärast ma ütlengi, et inimese psüühika on see, mida ta elab, aga ilma milleta ta saaks ka väga hästi hakkama. Aga ta ei tea, et on olemas alternatiiv. Ta on olemas nagu normaalsus ka kuskil, sest kõik peavad ebanormaalsust normaalsuseks. Ja selleni saab siis läbi teadvustamise, märkamise, pikendamise lähemale hakata jõudma. Ja, no see on see üks looduslik nähtus või faktor, mis annab sulle nagu endale võimaluse avastada, et sa ei ole probleem. Et sa oled see, kes on probleemist teadlik. Et sa ei ole see emotsioon, kes on teadlik emotsioonist. Aga seda avastust saab ju laiendada. Seda saab laiendada ju rohkem kui ühele hetkele. On ju nii? Tervele elule. Mina olen teinud niimoodi ja see ongi jooga. Jooga võrdub teadvel olek. Me oleme nüüd küll ajast juba üle läinud. Ma võtaks siit veel 2 küsimust. Üks on selline, et kuidas suhelda koroona vastastega? Ma tõin enne ühe näite, et väga kasulik on elus heatahtlikkus. Et kui sa näed, et koroona vastased käivad sulle nagu pinda, ma küll ei tea, mis vastasus siin on, sest koroona on täitsa olemas, muidugi statistiliselt vaadates inimesed sureb võib-olla palju rohkem südame-veresoonkonna haigustesse kui koroonasse täna ja nii edasi, et ma ei ole seda statistikat näinud, plotsin ka. Aga las nad siis olla, Kui sa kasutad heatahtlikkust ja nad ei ole sul vastu võetavad, ole nende suhtes neutraalne.
on ju. Kui sa oled arst näiteks või teadlane, kes teab täpselt, mis sellega toimub, eks ole, ja kuidas vaktsiinid töötavad ja pead neid nagu lollideks, ole neutraalne. Ära kuluta nende närve, ära aja neid närvi, eks ole. No koroona läheb möödas, kaovad ära koroonavastased. Sest seda ei ole enam, siis võtta asja rahulikult, ega kui me nagu räägime kaasa igas asjas, siis väga sagedasti rohkemat ei teegi. Me ainult räägime, aga näiteks koroonavastastega ei võta mitte midagi ette. No mida sa teed seal? Seal tuleb, inimesed tulevad välja, eks ole, üle maailma on ju palju selliseid streike, eks ole, ja sa lähed sinna ja ütled, et kuulge lollid, mis te siin mõtlete, eks ole, mul on teaduslikud põhjendused, et vaktsiin mõjub ja koroona on ja võtke, pange maskid ette, mis te teete. Nad sõidavad sust üle lihtsalt. See ei mõjuta mitte kuidagi neid. Nii et laske sündmustel muutuda ja osad asjad rahunevad iseenesest maha, et see polegi vaja midagi kaasa rääkida. Ja miks on nende piirangutega seoses tekkinud nii palju vandenõuteooriaid? Seepärast, et me ei tea. Me ei tea tegelikult, kus see alguse sai see COVID, eks ole, on mingid jutud ja siis keegi lisab seal kuskil veel mingi nüansi ja siis me kõik kitame kõrvu. Me tahame teada ju tegelikult. Ja siis me lõpuks saame igalt poolt informatsiooni, lõpuks me ei teagi, sest infot on liiga palju, sest ei ole selgust. Ehk infot ongi liiga palju. Mina ütleksin niimoodi, et võib-olla on vandenõuteooria taga, võib-olla ei ole, aga elame näeme. Mida küll tasub võib-olla nagu vaadata nagu päriselt, on seda, kuhu liigub raha. Sest kõik sellised suured kriisid on pannud raha voolama täiesti teistmoodi. On need siis majanduskriisid või siis näiteks võib-olla ka siis sellised nagu täna on, eks ole, et kuidas raha ringlema hakkab. Vaadake lihtsalt, kuhu raha koguneb. Kust kohast ta võetakse ära, kuhu ta läheb. Võib-olla sul on mingi majandusmudel taga, vandenõuteooria. Võib-olla ei ole, võib-olla need on tavalised majandusmehhanismid. Vaadake lihtsalt, võib-olla hiljem tuleb informatsioon välja. Sest me võime ju tegelikult enda peades välja mõelda ju ükskõik mida, aga me ikkagi ju ei tea seda. Nii et võiks oma pea nagu võib-olla või emotsioonid nagu ka rahulikult hoida selle koha pealt, sest siin ei ole mitte midagi teha lihtsalt. Jõud jäka peale. Ühest häälest, kahest häälest, isegi 1000, kui Eestimaa hakkab karjuma, selle peale terve Eestimaa, eks ole, sest ei ole ka mingit tolku. Nii et realistlik tuleks olla nendes osades, kus me saame kaasa rääkida, kus me saame mõju avaldada ja kus me ei saa seda teha. Sellest oli ka juba natuke juttu, aga kuidas see olukord mõjutab teismelisi? Raskelt, ma arvan. Kaunis raskelt, sest teismelised on ju need, kes tahavad reeglina kodust minema, sest vanemad on ju kõik lollid ja sunnivad tegema neid asju, mida nad ei taha kunagi teha. Ehk ma arvan, et pinged tegelikult kasvavad ja ma küll täpselt ei tea, kuhu see võiks välja kasvada, võib-olla psühholoogid või psühhiaatrid teavad seda või vanemad ise muidugi. Aga tänu sellele, et põgened väga kuskil ei ole, pinged välja elada ei oska. Ja siis nad ju kuhjuvad. Kui nad kuhjuvad, siis nad plahvatavad ja nende plahvatuste ajal tehakse ju igasuguseid lolluseid. Sest mida tugevam emotsioon, seda vähem arvukust. See on selline pöördvõrdeline seaduspära. Ja, aga vahest ma nagu mõtlen jah, et mis nendest noortest saab, sest vanemad saavad veel endale lubada rohkem kui teismelised näiteks. Neil on vabadust rohkem, et mis neist tegelikult saab, et kuidas nad tegelikult saavad oma need probleemidest nagu jagu ja see on keeruline, aga selle leevenduseks on teatud DMK-st tulevad elemendid
ühe sellise sihtasutuse käes, mille nimi on Tulevikuhariduse Sihtasutus, kes siis õpetab noortele spetsiaalselt siis TMK-st tulnud tehnikaid, mis on nüüd adopteeritud nendele, et nad õpiksid iseenda psüühikat muutma, et jääda nagu normaalseks. Aga noh, kui ma vaatan näiteks neid koole, kuhu me oleme pakkunud seda ja sealhulgas ka haridusministeerium näiteks, nad on väga skeptilised selles osas, väga skeptilised, isegi süvenemata sellesse nii-öelda teemasse, lihtsalt lõigatakse niimoodi läbi, eks ole, ja ma ei tea, tavaline koolipsühholoog ja kes seal iganes on, ma ei näe, et see abi oleks selline totaalne, kus laps saaks nagu uuesti jalad alla ja või saaks iseenda psüühikat iga hetk reguleerida, nagu kaitstes ennast selle mõju eest. Ja see on imelik jah, kuidas, no muidugi eks siin on minu renomee ka võib-olla, noh, et ma ei tea, kuidas nad mind vaatavad, eks ole, aga ma alguses rääkisin ka, et mul ei ole akadeemilist haridust, minu haridus on hoopis teiselt poolt ja hoopis nii-öelda teisest uksest, nagu öeldakse, mitte backdoorist, eks ole, vaid hoopis teisest traditsioonist ja teisest viisist lähtuvalt. Ja see on võõras, ma saan sellest aru, aga samas ma ei saa aru, miks tuleks see kohe maha teha ilma süvenemata, kas seal on mingi point. Sest sellest pointist oleks niivõrd palju kasu meie teismelistele, sest ei tohi kunagi unustada, et teismelised on meie tulevik, meie ühiskonna tulevik. Et need, kes te siin täna vaatate ja kellel on noored lapsed täna, siis te olete vanad inimesed, kui need teie lapsed on need, kes ühiskonnas teid asju teevad. Ja kui nad on sama hullu psüühikaga nagu teie enda oma täna või veel hullemaga tänu näiteks koroona jälgedele, no mis me ühiskonnast saab siis? Nii et mul on selline, noh, ma ütleksin mure. Ja, siin on samamoodi. Ka selline küsimus, et kuidas saaks õpetaja turgutada koolis 13-16 aastaseid noori, mis oleks õige fookus? Jah, see on hea küsimus, aga tänu sellele, et ma tean natukene kooli olukorda, üldse koolide olukorda ja õpetajate olukorda võin ma öelda, et õpetajad on ise sellise piiri peal, kus nad tegelikult vajavad ise turgutust. Ja ma saan ka õpetajate muredest aru, et miks lapsed on sellised ja nii edasi, et aga siin ei ole olemas sellist nagu viisi, millega turgutada, sest see tähendaks, et tuleks midagi teha selle psühholoogilise seisundiga, mis neil on, lülitada nad teistsuguse motiivi peale, aga no see on lühiajaline, see ei ole nagu pikaajalise perspektiiviga asi. Nii et pigem ma jätaksin sellele küsimusele nagu vastamata ja ikkagi jään lootma, et TMK õpe ikkagi jõuab koolidesse ja mitte ainult kuhugi sinna, ma tea, inimeseõpetuse tundidesse ja võib-olla kuhugi ekstra tundidesse ja kuskile siia ühiskonnaõpetusse võib-olla vaid, noh, mul oleks super hea meel, kui selline panus leiaks aset päris kooliprogrammis ka nii õpetajate kui ka õpilaste jaoks, et nad saaksid ennast normaalseks, taas normaalseks, sest noh, kui vaadata kooli, eks ole, kus on nii palju nagu erinevaid lapsi ja erineva psüühikaga lapsi ja õpetajaid, ega see on meeletu ülekoormus, mis õpetajatel on. See on pluss veel kõik need õpetaja töö juurde käivad asjad ja noh, ja kui ma vaatan lapsi näiteks, noh, mul käib tüdruk praegu käib ülikoolis, eks ole, teises ülikoolis ja ma vaatan hommikust õhtuni. Aga meenutan, kui nad koolis käisid gümnaasiumis, eks ole, nende tööpäev on palju pikem kui minu oma. Palju pikem. Ja see mõte on, ei tea, milline koormus. Ükski täiskasvanu peaks niimoodi vastu. Sa teed oma töö ära, selle 8 tundi, eks ole, tuled viskad jalad laiali, laua peale, tooli peale vaid oma telekat või sööd ja teed midagi muud, eks ole. Et
nagu ei arvestata nagu selle koormusega. Kantakse ka juurde ja juurde. Nüüd olete kodus, anname koormust juurde. Kodus anname koormust juurde. No ma ei tea, kuskil peaks mingi mõõdu nagu see puu ka olema, mis tegelikult nagu töötab ka. Et mis mõtet on toppida neid teadmiseid, mida lapsed mitte kunagi elus ka kasutama ei hakka. Et selles mõttes on meil väga selline, ma ei tea, mina reformiksin meie haridussüsteemi. Siin on küsimus, et kus on noorte TMK-d võimalik õppida? Ma arvan, et on olemas selline veebileht, mis ta meil oli siis, Tuleviku kooli sihtasutus või? TMK kool. TMK kool, jah, on selline veebileht ja ma usun, et sealt leiate vastavad kontaktid. Just täna pidasime nõu natuke nendega, kuidas teha see teadliku muutuse tehnoloogia nagu kättesaadavamaks, sest inimesed, kes peaksid otsustama, ei saa aru, mida tähendab TMK, teadliku muutuse kunst. Aga see tähendab, et ma olen teadlik sellest muutusest, mida ma läbi viin, et see ei ole mingi kunst, kus sa värvid midagi. Kunst tähendab oskust. Ja. Meil on aeg juba pool tundi üle läinud. Ma pole tähelegi pannud. Paistab, et peab hakkama kokku võtma otsi. Kokku, ma võtan siit veel ühe sellise küsimuse, et kuidas hingata maskiga? Kuidas hingata maskiga? Osad kaebavad, et ütlevad, et tekivad hingamisraskused. Tead, ma olen ka kuulnud seda, et ma olen ju siin maal, eks ole, ma siin maski väga palju ei kanna. Linnas vahest käin, siis mask on tõesti annab tunda, aga eriti ma olen tähele pannud seda, et kui on mingi uus mask, et siis on mingi tolm sees või sa hingad sisse ja kohe eritab bronhe ja sa hakkad kohe nagu köhima. Et ma ei tea, kas peaks maski kloppima enne või kuidagi tolm üle käima, et kuidagi sealt välja saada. Aga mida ma olen veel näinud, ma nägin nõudluspilte, tead, mul näidati arstidest ja õdedest pilte, kes on kogu aeg maskis. Tead, selle nii jube, et ma ei tea, kas tõesti ei saa siis leiutada mingisugust inimväärset maski, mis nagu ei moonuta lõpuks inimese nägu, mis ei sooni sisse ja ei tekita endast. Et läbi maski hingata. Mina sootan alati hingata läbi nina muuseas, sest ninas on olemas erinevad urked ja ninakarvad ja kõik tolmu püüdmiseks tegelikult mõeldud, et läbi suu hingates seda süsteemi ei ole ja loomulikult õhk soojeneb ka läbi nina. Nii et kindlasti hingake alati läbi nina ja kui tahate läbi suu välja, aga mis selle maski tolmu kohta mul on raske öelda, et see on puht mehaaniline ärritus, kui ta ei ole keemiline, sest ma teaks, et maskid on keemiliselt ka töödeldud, ilmselt on ikkagi, et kahjuks väga palju oskasin kaasa rääkida. Et... Võib-olla see sama hingamisharjutus, mida sa enne õpetasid, aitab? Peale maski kandmist ma võin näidata, ma pean patareid ära vahetama, et üks hetk ma võin ühe harjutuse õpetada küll. Ja senikaua, kui sa vahetad, siis enne kui sa veel selle harjutuse õpetad, ma vaikselt võtan otsi ka kokku, et kui on huvi, siis 2 nädala pärast toimub uus vestlus, et Ingvariga seekord tuleb teemaks harjumuse jõud, ehk siis halvad ja head harjumused, kuidas halbu vähendada, häid suurendada ja kui kellelgi tekkis huvi teadliku muutuse kunsti vastu, siis Ingvar õpetab seda sel nädalavahetusel. Küll täiskasvanutele, aga on võimalik osaleda ja siis täitsa siin vestluse lõpus tuleb meil üks väike küsitlus ekraanile. Meil oleks väga hea meel, kui te saaksite sellele vastata, aga enne seda siis, et me saaks paremini teha seda teinekord, aga enne seda õpetab Ingvar ühe harjutuse, mida peale maski kandmist teha. Mis ma tahan selle kursuse kohta öelda, et tavaliselt on see piirang peal ehk kuni 18 ja üle. Sest seadused ja nii edasi. Aga ma olen alati lubanud õpetada kursuse läbinud inimestele enda lähedasi, nagu edasi anda seda informatsiooni.
noh, pereringis, eks ole, et see tähendab, et ta võimeb ka lastele õpetada sealt edasi. Ja see oleks nagu hea viis võib-olla tegelikult. Sest mina tean noori, kes kasutavad TMK tehnikaid ja kellel on palju kergem. Ja väga-väga edukalt tegelikult ja ma vaatasin, sul oli mõni küsimus ka tulnud noore poolt, kes siis tegelikult soovitab noh, noortele, eks ole. Jah, aga no ma pean siin mingitest seadusest kinni pidama. Aga nüüd hingamised siis on olemas sellised hingamise tehnikad, mis arvestavad meie hingamise süsteemi võimet ise puhastuda. Ja need on siis sellised tegevused, sellised hingamise tehnoloogiad, mis kasutavad jõudu. Ja loomulikult te kõik teate, ma usun koolist, et inimese kopsudes või bronhides on siis teatud karvakesed, mis veavad lima välja ja nii edasi, mis on siis ise puhastuv süsteem ja nii edasi. Aga vahest ta, kas see on ebaefektiivne ja tuleb nagu efektiivistada ja nii edasi, eks ole. Ühesõnaga, ja kellel on ka astma, siis see aitab ka astma vastu, seda nimetatakse ka astma pranayama ehk astma hingamise tehnika. Ja seda tehakse mitmesugusel viisil, aga ma näitan teile ühe sellise, 2 versiooni sellest. Üks versioon on siis selline, istuda on vaja alati sirge sellega, kus sa hingad astmeliselt nina kaudu sisse ja suu kaudu sujuvalt välja. Ja teine versioon on siis vastupidine, astmeliselt suu kaudu sisse ja nina kaudu välja. Ja nina kaudu astmeline sisse hingamine käib alati kasutades diafragmat ja tekib selline hingamine. Aga välja hingamine on natuke jõulisem, see ei ole selline tavaline nagu me hingame, vaid natuke tugevam. Ja siis on vastupidine harjutus on selline, kus sa hingad suu kaudu astmeliselt sisse. Ja nina kaudu välja. Oli aru saada, ma usun, jah. Ja hambad hoitakse koos, eks ole, või siis huuled hoitakse koos, et siit oleks korraga vähe õhku, sest muidu ühe korja on juba kopsud täis, eks ole, et sa ei saa astmeliselt hingata. Ja niimoodi võib teha 5 korda, rohkem pole vaja. Kui te tegite kaasas, ma usun, te tunnete, et juba higi pulli otsa, ehk see aktiveeris niivõrd tugevalt kogu süsteemi, nii-öelda energiseeris selle. Et seda väga palju ei tohi teha. Seda võib teha mõned korrad päevas, 3 korda maksimum. Ja kui sa pära jagada, siis näiteks 3 või kui te teete ühe kaupa, siis näiteks kui te peale maski tunnete, et midagi siin nagu kuskil on siin bronhides, eks ole, siis tehke peale seda näiteks. Aitäh! Jah, palun. Sa jagasid väga palju teadmisi, väga palju tehnikaid täna ja kui keegi avastas, et mõned osad on tal hästi kasulikud või huvitavad ja tahaks kohe rakendama hakata, siis kindlasti soovitan järel vaadata ja võib-olla isegi detailselt need tehnikad välja kirjutada, et neid õigesti kasutama hakata. Ja ütlen seda ka, et tegelikult jõudsime vastata ainult 3 küsimustest. Et ilmselt paneme pead kokku ja vaatame, kuidas vastata ka ülejäänud. Vastused on liiga pikad võib-olla. Aga põhjalikud ja kui veel tehnikat ka juurde õpetada, siis lähebki rohkem aega. Võib-olla saame järgmise vestlusega lihtsalt võib-olla edasi minna, võib-olla tekib siia või koguneb veel küsimusi juurde, peab arutama asja. Jah, arutame ja siis anname teile kindlasti teada. Kuidas... Järelvaatamine on kõigile, eks ole? Järelvaatamine on kõigile, kes registreerusid, et mõnede päevade pärast siis tuleb e-mailile see teade. Ja suur tänu Ingvarile. Aitäh sulle. Aitäh kõigile osalejatele. Aitäh kas ma emotsioone vabastasin ikka normaalselt? No kuidas ennast tunned praegu? No hästi, ma vabastasin selle tõsiduse ka vestluse käigus ära, mis tekkis. No näete, isegi siin kõrval istudes intervjueerides saab ka vabastada, nii et vabanemine on tuntud joogas puhastumise protsessina. Ja. No on parem olla küll. No ma näen, et sa oled nagu normaalne, et kuigi on meie päeval kõik hea. Okay. Lihtsalt nii hea, kui ei tekigi reaktsiooni, et ükskõik mida. Ja sa ei paista väga sellised tuima kalana ka. Elan täiel rinnal.
aga aitäh veel kord ja siis kohe tuleb ekraanile väike küsitlus, see on hästi lihtne, seal on vaja ainult tükk teha, siis me saame teada, kuidas järgmine kord seda koosviibimist veel paremini teha. Aitäh ja olge terved ja kena õhtut!